sa pead elu lõpuni tööd tegema, sa pead elu lõpuni trenni tegema, kõik need asjad, mis ma nagu arvasin, et millest ma jään ilma sellel perioodil, need tulevad nagunii tagasi, vaata, et aga seda aega selle väikse beebiga ei tule enam tagasi. Et see, et sa arvad, et mina olen mingi igav ja kole ja vana ja lapsetu ja mis iganes kirju ma olen saanud aastate jooksul, aga et sa ütled mingi, et reaalselt inimene, kes on nagu nii kodune ja rahulik, et ta pani kuskil laboris tatti mingi naisega laupäeva öösel, kui me olime koos kodus või noh, et nagu see on nii naeruväärne. Nüüd, kui ma olen valmis, seda ei juhtu, see on mingi ülivastik, ülihaiget teeb kõik järsku tunduvad rasedad ja mis iganes, noh reaalselt sa oled nagu nii depressioonis, sul on mingid enesetapumõtted. Miks me oleme naistena vaata siuksed nii karmid enda vastu? Ma räägin ja siis sa võid vaadata kedagi teist, kes on sinu arust nii ilus, supermodell kõik ja ta mõtleb neid samu mõtteid enda kohta. Ehk siis ja miks me siis mõtleme nii? Et see ei tähenda ka seda, et ma istuks ja ma iga päev mõtleks, et issa, ma olen ilus, ma olen heas vormis. Pigem lihtsalt sa töötadki selle kallal, et ma olen piisav. Mismoodi alustasid, mismoodi elad, mismoodi kannad ja mismoodi tuleb sellest kõigest kuulete juba meie Denim Dreami sõpradelt meie uuest podcastist Mismoodi. Tšau! Tänase saate külaline on sisulooja, ettevõtja ja armastatud YouTuber, keda inimesed on aastaid jälginud, ma arvan tema aususe ja eriti sooja oleku tõttu, sest ta jagab oma päris elu nii, et sul tekib tõesti tunne, et sa ei ole oma mõtete ja muredega üksi. Tere tulemast saatesse, Karin Larven. Wow, aitäh! Sa väga ootasid seda introt. Ja ma ootasin väga. Kas see oli nagu hea tunne või õigemini, kas oli õige? Seda on alati äge kuulata, kuidas keegi teine sind näeb, kellegi teise perspektiivi, nii et ma ise kuidagi ei oska endale mingit identiteeti panna, et ma olen YouTuber või midagi siukest, et see on lahe näha, kuidas keegi teine mind sildistab. Aga ei, see oli väga ilus, võtan vastu. Väga head komplimendid kõik aitäh. Vaata elus õpid neid komplimente vastu võtma ja ma arvan, ma tõesti tunnen nii. Ma ei ole muideks väga suur ise YouTube'i jälge, meil on siin suuremaid YouTuberite fänne, aga ma ise ei ole, aga ma olen siin rohkem sotsiaalmeediast jälginud ja siis on mingid YouTube'i, mingid sinu vlogid, mida ma olen nagu kohe, et võtangi ette ja võtan selle aja ja vaatan ja see ühesõnaga selle väikese osa pealt on selline tunne mulle jäänud, nii et ma usun, et kõik sinu fännid, nad paneks ja veel 10 korda juurde. Fännid on ka nii naljakas sõna, sest enamikud minu jälgijad ja vaatajad on minu vanused naised, ehk siis ma kuidagi võtan neid siukse lihtsalt kogukonna ja üks sarnase mõtteviisiga inimestena, et jah, aga äge ja tegelikult YouTube üldse ära tunne ennast halvasti, see ongi minu sükene aega nõudev asi seda teha ja ka vaadata tegelikult, see on siuke pikas formaadis sisu alati. Et selles mõttes ma olen nagu eriti tänulik inimestele, kes YouTube'i vaatavad ja ma saan aru, miks sina, kes sul on nii kiire elu, on ju, et sa ei jõua, aga loodetavasti peale tänast sa siis hakkad vaatama ja ise tegema äkki. Üks eesmärk on siin veel juures. Aga tead, ma tahtsin esiteks üldse õnne soovida sulle ja su kaaslasele, kogu perele tegelikult selle suure ilusa sündmuse puhul, mis teid kohe ees ootab ja juba küpsemas on. Ja pisike ime, millal teil tähtaeg on, kes tulemas on, mis ettevalmistused kõik tehtud on, mis tegemata, räägi natuke sellest ka, ma lihtsalt pean alguses selle kohta küsima. Me räägime rasedusest. See pisike, mis ma ütlesin, ma ei tea, mis. Ime või mis iganes, aga ma siis faktid, ma olen praegu 7 kuud rase, tähtaeg 26 märts, sünnib tüdruk, mis ma olen täiega, ma lihtsalt armastan naisi ja ma olen siuke naiste inimene või siuke girl ja ehk siis kui ma nägin seda, et meil tüdruk sünnib, siis see kuidagi, ma ei tea, vahet ei oleks, on ju tegelikult, aga ikkagi natuke oli siuke nagu eriti soe tunne ja ettevalmistused, ma olen suht siuke ikkagi ületõmbleja perfektsionist, et meil on suht palju asju ikkagi valmis. Nüüd homme veel värvime lapsetoa seinad siukseks ilusaks, pehmeks, pastelliseks roosaks, aga mööbel on ostetud, selle lihtsalt peame kokku panema. Tegelikult ma arvan, et me oleme üsna valmis. Haiglakott on juba koos või? Mitte päris, aga mul sõbranna, mul kuidagi täpselt, ma olen siukses vanuses ka, et hästi paljud sõbrannad on just kas vahetult enne sünnitanud või minuga samal ajal rasedad ja siis ühel sõbrannal oli mingi crazy Exceli tabel, mis kunagi mingi kolleeg oli talle jaganud, keegi mingi imenaine oli selle kunagi kokku pannud. Seal olid mingid valemid, rippmenüüd, kas sul on ostetud, kas sa teed ja seal on alates mingitest vatitikkudest kuni lapsevankrini asjad.
ja siis ma mingi hetk lihtsalt analüüsisin seda ja esimene emotsioon, ma panin selle kohe kinni, see tundus liiga overwhelming. Aga siis mingi hetk ma hakkasin seda vaatama ja nüüd mul suht ikkagi, ma arvan, ma olen selle tabeli ära täitnud enam-vähem, et. Sa saad aru, et tegelikult sul ongi reaalselt kogu seda Excel tabelit vaja. Või et neid kõiki neid asju sul on see all, ma mäletan täpselt sama oli, et mingi mida nii palju, aga tegelikult vaatad lõpuks sul ongi kõikide asjade taga linnukesed. Aga see tundub alguses nii nagu overwhelming, siuke täiega ülevoolav tunne, et issand jumal, et kas tõesti oli vaja need vatitikud siia kirja panna, aga siis sa räägid kellega, kes teab rohkem või kes on just sünnitanud, siis mingi, aga vatitikke on juba esimesel päeval vaja või mingi siuke fakt, siis mingi okei, aga ma arvan, kuna rasedus on nii pikk, see tundub nagu terve elu juba see 7 kuud, siis sa vaikselt nagu iga kuu teed midagi natuke ja ei ole hullu ja tegelikult 2 kuud on veel minna, aga ma ise olen hästi selline kuidagi, et mulle meeldib, et kõik on tehtud ja korralikult, mitte et see mingi nursery või beebituba, et keegi seda isegi kasutaks ilmselt esimene aasta, aga iga detail peab olema paigas ja mingid taimed peavad olema sinna ostetud või mis iganes on ju, mis tegelikult üldse ei loe, aga ilmselt see on esimese lapse puhul ka nii, et sa ei tea kuidagi mida oodata või mis siis sa üritad kõike teha, võib-olla liiga palju, aga praegu on juba siuke chill, ma ütleks, et viimased 2 kuud on nagu, ma arvan, tulevad pigem rahulikud, sest ma olen siin ette ära tõmmelnud. Õnneks ma olin rase Black Friday ajal, selles mõttes nagu enamus suured ostud, kõik lihtsalt see esmaspäevad Black Friday'd, et see kuidagi oli siukene rahakotile veits raske kuu november, aga sain suured asjad tehtud, nii et jah. Suur jutt kokkuvõtteks, olen rase 7 kuud. ja kõik enamus ettevalmistusi on tehtud. Kas nimi on ka juba, on teil mingi nimega mingi teema, et nagu tahaks kellegi, ma ei tea, tähega või mingi omad mingid reeglid, mida tahaks? Midagi sükest ei ole, aga nimi on olemas ja sest meie see teekond on nii pikk olnud rasedusega, et me üldse oleme mingi viljastusteekonna läbinud mingi 4-5 aastat, ehk siis kuidagi juba selle alguses kui me ei teadnud veel, et see teekond saab nii pikk olema, meil olid juba mingid nimed, siis sa nagu mingi aeg loobud neist või annad alla, sest see on nagu nii nõme teekond. Siis poole pealt võib-olla tekib mingi uus lootus, siis mingid nagu nimed meil alati olid. Mul on Notesi äpis on nimekiri, poiste nimed, tüdrukute nimed ja kuidagi see üks nimi meil alati on tüdrukul olnud ja see kohe, kui ma nüüd rasedaks jäingi, siis lõpuks peale mingi aastaid ja aastaid, siis me olime kohe siuke, et see nimi ja see nimi ja me lihtsalt räägime. See ongi tegelikult nii vastik tunne, sest et ma ise tean seda nime ja kui ma räägin oma abikaasaga, siis ma räägin sellest meie lapsest juba selle nimega ja siis ma kohe kütan YouTube'is, kui ma filmin või kuskil oma sisus nagu räägin juba lapsest nimega, aga ma ei taha kuidagi seda veel jagada. Mitte, et mul isegi oleks midagi hullut nagu peita, aga see annab sellele lapsele nagu persooni vaates ikka mingid hirmud on, et sa igaks juhuks ei julge veel lõpuni nagu kõike jagada. Aga jah, meie jaoks on tal ammu juba tugev nimi ja me räägime temast nimega, et see on siuke, ütleks piisavalt lihtne nimi, aga kuna mu abikaasal ja mul nüüd siis on tegelikult päris keeruline perekonnanimi, siis ta natuke nagu tahtsime, et ta kuidagi oleks võib-olla universaalne. Et oleks piisavalt lihtne, aga samas ta ei saa ka olla liiga siukene vana Eesti põlve nimi, kui meil on siuke hästi X perekonnanimi, et kuidagi, et kõik sobiks, et natuke nagu mõtlesime läbi, aga jah, ja nüüd see on nii lamp, täpselt see nimi, mis me tahame panna. Ma olen näinud mingid reality show'sid ja asju, välismaasid ja kõige nõmedamad tegelased. On selle nimega? Ma olen mingi reaalselt võib-olla viimase aasta jooksul mingi 3 reality staari selle nimega näinud ja nad on kõik hästi nagu need pahad nendes sarjades ja siuksed. Ma olen lihtsalt mingi okei. Tundub, et meie tütrel on vaja siis see nimi heaks muuta, sest et nimi on paigas ja that's it, et see on ka siuke naljakas juhus olnud. See teeb minust hästi nagu selle rasedus ikka ta on nagu, et sa nagu tead, et ta seal on ja eriti kui kõht hakkab ka paistma, okei. Aga siis, kui see nimi on ja sa hakkad teda see nime kutsuma, siis vaata kuidagi see kõik on veel rohkem päris või nagu okei, ongi tegelikult inimene. See mingi identiteet tekib tal nagu, et see on selle nime tuba, see on nagu kui see nimi tuleb või kui me temaga hakkame reisima või midagi, siis me räägime, et kuidagi et ma ei kujutaks enam ette, meil ei ole seda, et vaatame sündides on ju, kas on see või see, et meil on nagu ja kui beebi sünnib, siis tuleb nimega postitus või? Ja siis ma jagan kohe ja mul ongi täpselt see, et näiteks kui mu ema mult küsis või kui mu mingi vennanaine mult küsinud või sõbranna keegi küsiks, ma ütleks vaata, aga lihtsalt jah, ma arvan see nagu kõik see tegelikult jagamine, mulle meeldib oma elu jagada ja isegi seda viljastusteekonda ma päris pikalt ei jaganud ja siis lõpuks ma ikkagi tahan jagada, sest et see on oluline. Aga nagu mingi trauma võib-olla jääb või sa mingitest asjadest igaks juhuks hoiad veel kinni ja siis sa mõtled ka, et keegi teine ju ei jaga kunagi oma nime enne väga on ju, et lihtsalt mingitest hirmudest ma mõtlen, et okei. Ma mingi just in case ma nagu kohe ei jaga maailmale, aga see kindlasti ei ole ka siuke asi, et ma tahan mingit grand reveal'i teha ja see on nii
hullult eriline nimi, ma arvan, pigem ta on sihuke lihtne nimi on ju, aga lihtsalt jah. Ma ei tea, see on veider, ma ütlen, kui kõik inimesed, ma arvan, kes on vähemalt mingil perioodil selle teekonna läbi käinud, et sa oled tahtnud rasestuda, siis sa üllatavalt ei rasestu järsku, siis võib-olla seal on mingid, ma ei tea, valusamad perioodid ja asjad. Sul tekib mingisugune suurem perspektiiv selle kogu teemaga, mis jumal tänatud, et enamus naistel ei ole, võib-olla ongi tore, aga teisest küljest ma olen nii tänulik, et see annab sulle ikkagi lihtsalt nii palju rohkem sisendit mingite nende naiste maailma, kes seda kogevad ja tegelikult neid on nii palju on ju tänapäeval, et siis need pisikesed mingid kiiksud nagu jäävad ja ma arvan, see nime mitte jagamine on ka sihuke üks viimastest, mis mul veel on. Mingi paar asja on veel siuksed, mis mind häirivad või mis on trigerdavad mul siiani raseduse ja kõigega, aga see nime jagamine on jah sihuke, mis nüüd on neid 2 kuud oodata, et ma ei tea, kui kiiresti seda podcast'e tavaliselt postitate, aga varsti kuulajad. Varsti tuleb ka lähiajal podcast, nii et 2 kuud on õige info. Okei, selge, 2 kuu pärast siis jah. Mis ma viimati YouTube'i, mis ma vaatasin sinult, oligi see uusaasta lubadused ja kuna ikkagi uus aasta on just alanud ka, siis selle ma vaatasin kõik üksipulgi läbi ja mõtlesin, vau, milline ettevalmistus sul on tehtud ja tundub, sa vist teedki iga aasta neid uusaasta lubadusi nii vist põhjalikult on ju. Kui sa nüüd selle möödunud aasta võtad nagu kokku korra ja proovid võib-olla selles, ma saan aru, eelmise aasta eesmärk see, et oleks nagu vaimse tervise aasta just on ju. Et kui nüüd täna on keegi, kes mõtleb, et minu selle 2026 aasta on see vaimse tervise aasta, millised võib-olla otsused, teod, harjumused, sammud olid siis kõige olulisemad, et seda vaimset tervist sul toetada, kui sa selle eelmise aasta peal mõtled? Ma arvan, et see on nii individuaalne, et raske on öelda nüüd, et kõik, mis mina tegin, igale inimesele sobib, aga ma arvan, see kõik algab sellest, et sa pead ikkagi analüüsima oma võib-olla mingeid käitumismustreid või oma emotsioone või oma elustiili, mis see on sinu juures, mis üldse tekitab seda tunnet, et sul on vaja vaimset tervise aastat. Ma teadsin, minu puhul see oli alati see, ma olengi hästi siukse perfektsionisti iseloomuga. Ma käisin palgatööl, mulle väga meeldis palgatöö. Samas ma tahtsin teha mingeid oma projekte kõrvalt, mulle väga meeldisid oma projektid ja ma olin hästi selline, et aga ma jõuan ju, ma olen see tänapäeva ambitsioonikas, tugev naine, kes võib öötundidel ka töötada ja see, sa teed seda mingi 5 aastat oletame ja see lõpuks kuidagi põletab su nii läbi, ehk siis ma pidingi endale aru andma ja enda üldse analüüsima, miks ma niuke olen või miks ma tahan nii palju tõmmelda või mida ma tahan tõestada. Ja lõpuks see kuidagi kulmineeruski siis eelmise aasta algusega nii, et ma võtsin lõpuks selle otsuse vastu, et ma tulin palgatöölt ära. Ja ma ütlen, see oligi nii raske, sest tegelikult ma üldse ei propageeri seda ja mind on kutsutud ka podcastidesse umbes, et tule räägi mingi ettevõtlusest justkui nagu reklaamida seda, et oleme kõik ettevõtjad, tuleme palgatöölt ära, aga minu arust palgatöö ja nüüd ettevõtja olles ka, kui sul on normaalne palgatöö, sul on hea tööandja, sul on head hüved, sul on mingi paindlikkus, midagi arvata on, sa pead tegema selle tööandja heaks, sa pead tööl käima, aga kui sulle antakse ka palju sealt vastu, nagu mul oli, see on jumala mõnus turvatunne tekib palgatööl, sul on see võib-olla vabadus loodetavasti, et sa saad ikkagi peale mõtted peast visata, tulla koju, et sul on siuke mõnus tasakaal ja ma räägin, see turvatunne oli mul küll palju rohkem ja siis nagu ettevõtjaks saades, et ma ei propageeriks seda, nii et ma ei saa öelda, aga minul, kuidas see siis lõpuks kulmineerus mu vaimse tervise aastana, ma pidin midagi valima ja ma olin palgatööd teinud ja proovinud ja ma olin juba 5 aastat olnud ka eelmises ettevõttes, kus ma töötasin, et siis ma tundsingi, et okei, et võib-olla nagunii mul oleks mingi hetk aeg vaadata palgatöö mõttes midagi muud, et äkki siis see on see moment, kus proovida korra nagu iseenda peremees olla ja tulingi siis ära, andis mulle aega üldse analüüsida, et oh my god, ma olen täiesti läbi põlenud, ma polnud sealt ratta pealt maha tulnud, siis mul polnud aega mõeldagi tegelikult, kuidas see mu füüsilisele tervisele oli mõjunud. Ja ma ei ütle, et see oli selle pärast, aga kindlasti kõik need asjad on seotud, et äkki selle pärast ma ei rasestunud või mis iganes on ju. Et kõik need asjad on nagu, olid minu jaoks võib-olla siuksed arusaamisasjad, et ma siis aasta jooksul sain aru, ma käisin teraapias terve see aasta, mis ma varem olen ka käinud selles mõttes, et ma olen väga teraapia usku, sest vahepeal terapeudid on siuksed, eriti head terapeudid panevad asjad perspektiivi ja oskavad õigeid küsimusi küsida. Et siis see teraapia kindlasti aitas jällegi mingeid asju aru saada. Lõpuks, kui ma rasestusin juulis, see oli ka siis poole aasta pealt juba tegelikult on ju, käisin teraapias edasi, siis üldse neid mõtteid kuidagi lahti seletada või arutada kellegagi, et miks mingid asjad mind ikka ärritavad või raseduse ja selle viljatusega seoses. Et jah, ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt
number 1 analüüsida korra oma olukorda, mis see tekitab sinust seda tunnet, et sa oled kas läbi põlenud või kas sa saad sellest asjast loobuda. Kui see on näiteks palgatöö, mis on nii toksiline ja mis iganes, kas sa äkki saaksid juba taustal otsida midagi muud, et noh, tööturg on nagu ta on, aga never know, et me alati mõtleme, et aga mis siis, kui järgmine koht on hullem, aga mis siis, kui järgmine koht on parem. Tegelikult suure tõenäosusega, kui sa oled nii õnnetu, siis vähemalt alguses järgmine koht on kindlasti parem, on ju. Ja kui on võimalik täitsa mingi paus teha, kas või siis mingi haigusleht, mis iganes on ju töötu olla mõnda aega, kui võib-olla abikaasa või keegi saab toetada. Ja kui ei saa kõike neid teha, siis kuidagi selle kõige kõrvalt äkki mahtu vähendada. Mina soovitan väga psühholoogi või teraapiat, mis iganes, et see tundub siuke tabu teema, aga tegelikult sa ei lähe sinna oma mingeid vaimseid suuri häireid umbes nagu avastama, et sa lihtsalt lähedki, räägidki oma emotsioone ja see ekspert suudab panna asjad kuidagi nii perspektiivi ja hakkad asju nägema ja paremini ja aru saama, et jah, siuke kulgemine oli see aasta. Kindlasti rahaliselt see ei olnud nii tulus aasta nagu kõik need eelnevad, kus mul oli palgatöö ja oma projektid, aga see oligi asi, mis ma kohe panin endale nii-öelda tegin selgeks, et see ei saagi olla nii. Igas kategoorias, iga aasta su elus ei saa olla tulus. Mul oligi lihtsalt siukene arusaam, et kalkuleerisin, et okei, ma vähemalt elan ära ja praegu see prioriteet oligi see vaimne tervis ja jumala hästi mõjus, et ma tõesti, see on siukene voolav asi, et sa kogu aeg on nagu tõusud ja mõõnad, aga ikkagi see 1 aasta on juba nii palju aidanud, ma arvan, et kindlasti palju paremas kohas, kui ma enne olin vaimselt. Nii et jah, see oli mu last year. Nüüd on new year. Ma pean siis küsima, kuna see on täpselt nagu sa ütlesid, see on kõik nagu, kõik need reelsid käivad, et tule oma 9 to 5 töölt ära või pigem, et mina tulin töölt ära ja mu elu muutus selliseks. Nüüd sa saad siis öelda, sa oled nüüd täpselt siis aasta olnud vist umbes, et sa tulid töölt ära. Kas siis on nii hea või on ikkagi, mis sind nagu, et noh, et mis sa paneksid võib-olla inimesed, et mõelge lihtsalt ka sellele, kui te sellist otsust teete? Jällegi, mul on nüüd siuke nagu privileeg oli, et mul oli hea tööandja, on ju, ehk siis kui mul on ka olnud varem töökohti, kus mul on olnud hullud ärevushood, võib-olla ei ole olnud kõige meeldivamad ülemused, et siis ma kindlasti saaks öelda 100%, et ainuõige valik, noh, et ma ei oleks suutnud seal vanas töökohas olla. Aga ma isegi suhtlen oma vanade töökaaslastega, kes siiani töötavad selles ettevõttes, kus ma töötasin ja ma tegelikult see kogu aasta oli natuke ka täis siukest ebakindlust, ma olengi siuke etteplaneerija ja siukene, et mõtlesingi, et okei, see aasta ma veel elan ära, aga mis järgmine aasta saab, et hakkad nagu muretsema kõiki neid asju ette. Ja siis sain tihtipeale oma vanade töökaaslastega kokku, kuidagi tundus nagu, et teil ikka on seal nii hea, vaata, et teil on ikka see hea palk seal, mida mul enam ei ole ja nagu siuke, et oli hästi palju kõhklevaid momente ka, ma ütleks just eriti, kuna ongi sa tegelikult oma sissetulekust annad päris suure ampsu ära, et selle kõige juures on ju, ehk siis see oli siuke õpetav aasta, ma arvan, et jah, pani nagu analüüsima, et aga mis see sulle päriselt tähtis on, et kas see palganumber siis või see tunne, kas see oli siis päriselt sinu jaoks nii oluline. Et ma arvan, isiklikult mulle lihtsalt, ma niimoodi tuimalt puusalt ei soovita kelleltki, et tule päeva pealt ära ja vaata, mis saab, et ma olin ikkagi planeerinud seda ette. Mul olid mingid oma projektid, et ma teadsin, et vähemalt aasta aega mul arved saavad makstud, et selles mõttes ei olnud mingisugune üleöö tehtud otsus. Aga nüüd ma näen, kuna mu projektid jätkuvad ja praegu on kõik hästi, noh, mul kuidagi see rasedus tuli ka täpselt õigel ajal on ju, et nüüd mul on ju tuleb emapuhkus, et siis ma ei pea mõnda aega palgatöö peale mõtlema. Aga jah, et kui see tundub sellele kaalujale, siis kes mõtleb selle peale õige otsus ja on mingisugune variant B, elaksid ära aasta aega, siis miks mitte. Ja eriti kui just sa oledki õnnetu või tüdinenud sellest tööst, mis sul praegu on ja või kui sul on mingisugune side projekt, mis juba toimib natuke, et sa ei pea hakkama endale siin järsku elatist teenima mingi uue asjaga, mida sa isegi ei tea, et kui sa juba natuke oled midagi palgatöö kõrvalt proovinud, siis miks mitte, et ma seda usku olen ka, et kui sa ei proovi, siis sa ei tea, on ju. Aga seal peab olema alati see, mis isegi mul on siiani, et ma olen täiesti avatud sellele, et 1,5 aasta pärast ma lähen palgatööle tagasi. Nagu see ei ole minu jaoks mingisugune halb asi või halb mõte, see ei oleks mingi läbikukkumine, ma oleks saanud sealt need 2 aastat oma vaimse tervisele, et jah. Ma arvan, et lihtsalt iga inimene peab realistlikult mõtlema oma olukorra üle. Muidu ongi jah, vahepeal need just, et kui TikTokist vaadata, nagu sa ütlesid, vahepeal see on kuidagi tundub selline hästi, noh, ma ei tea, tule ära ja hakka mingi online kursusi müüma ja siis sa tuled ja keegi ei osta, et noh, et sa pead ikkagi võib-olla päriselt nägema, et miski enne toimib, kui sa mingi väga suure elumuutuse teed,
aga jah, kui on võimalusi ja on siukseid variante, mingeid teisi sissetulekuallikaid, why not, on ju. Ja kui näed, et ei toimi või mingi turg muutub või see asi, mida sa tegid, mis varem hullult sulle sisse tõi, kõrvalprojekt enam ei too, saad palgatööle tagasi minna, on ju, et jah. Just. Aga nüüd aasta 2026, sul oli seal tegelikult hästi pikk nimekiri, aga mis on võib-olla see põhifookus ja mis sa võib-olla soovitad neile, kes veel tahavad neid 2026 eesmärke panna, et mis soovitus sul neile oleks anda? Ja ma ei tea isegi, kus see harjumus alguse sai. Me lihtsalt äkki 3-4 aastat tagasi hakkasime abikaasaga istuma maha aastavahetusel. Me oleme siuksed igavad 8 kodus aastavahetusel, väike šampus, see aasta oli alkoholivaba šampus, aga kõik need siuke igav nagu aastavahetus ja kuidagi, et kuidas seda võib-olla erilisemaks enda jaoks muuta, siis me mõtlesime ja võtamegi mõlemad mingid märkmikud, võtame mingid kategooriad ette, tänapäeval saab ChatGPT-lt küsida, et mis võiks olla mingid uusaasta lubaduse näited või kategooriad. Ja kui sa kategooria põhiselt hakkad mõtlema, näiteks mul olidki seal see aasta mingi raha ja finantsi kategooria, mingi pere kategooria, võib-olla oma need mingi kõrvalprojektid, tervis, mis siis eelmine aasta oligi vaimne tervis on ju hästi suure kella küljes. Et siis kategooriate põhjal hakkad vaatama, sest algselt, kui sa lihtsalt mõtled, et mis on see asi, mida ma tahan saavutada, see tundub kuidagi nii lai vihmavari, et siis võib-olla ei tulegi midagi pähe kohe. Aga see aasta suur rõhk ikkagi oligi perel, sest see on selline mega suur elumuutus, et justkui meie oleme oodanud oma last mingi 5 aastat, on ju tavaliselt inimesed ootavad ainult 9 kuud, et siis seda enam see tundub kuidagi nagu mingi grand finaal ja nüüd meil on mingi vaja järsku mingi väikse inimesega tegelema hakata, et siis ma ei saa ka ju endale panna tegelikult seda, et ma pean olema mingi hullult, ma ei tea, ärinaine see aasta, sest come on, mul märtsi lõpus sünnib beebi. Äkki ma ei saa mingi 6 kuud midagi teha peale beebi sündi, et oleneb mingi laps on ju, et keerulistamatel juhtudel see võib-olla kõik su need eesmärgid lähevad pea peale, et siis ma kohe joos paningi selle eesmärgi ja see eesmärk ongi kuidagi mitte olla see ambitsioonikas ja teha oma 10 000 projekti ja sa tahad ju tõestada endale ja teistele midagi, kui edukas sa oled või mis iganes, et ei, see aasta mu töö ongi olla ema ja nautida seda esimest aastat. Ja kindlasti see siuke FOMO tekib on ju ühiskonnas, sotsiaalmeedias scrollid. Ja ma arvan väikse lapsega emadel, kes on kodus, neil on täiega mingi FOMO on ju tekib, sest sa oled harjunud käima igal pool, harjunud suhtlema 20 sõbrannaga, harjunud, ma ei tea, töökaaslastega mingi pidu panema või mis iganes, et need kõik asjad kaovad ära, siis ma kuidagi olengi üritanud juba ennatlikult ennast ette valmistada, et see ei olegi mu eesmärk, see on fine, kui ma ei jõua sinna peole või see on fine, kui mul jääb see suvi reis ära, sest et minu töö see aasta on midagi muud. Et siis jah, ma ütleks, ja kui läheb siis vastupidi, siis on ju nagu tore. Äkki ma panen beebiga vaata juba maispidu kuskil reisil. Äkki ma ei usu, et ma siuke olen, aga kui juhtub, siis et saab reisil minna, siis saab on, aga pigem need ootused hästi madalale hoida. Emadel on minu arust nii raske ongi, et kuidagi sa peadki kohe mingi, kuidas bounce back ida oma kehaga peale sünnitust ja kuidas, et ma nagu see on nii nõme minu arust ja kuidagi ma ise olen ka nooremana seda teinud, näiteks kui nooremalt keegi oletame mu mingi esimene sõbranna sai lapse, kui ma olin mingi 24 äkki või siis me olime kõik nagu nii palju nooremad ja esimesed beebid hakkasid tulema. Sul tekibki see, et nüüd ta on oma lapsega kodus terve aeg. Ma olin ise ka noor ja loll on ja ma ei teadnud, aga ikka on need mõtted. Ta pole mingi aasta aega kuskil käinud, on ju, et ta üldse ikka ei pinguta. Aga nüüd ma mõtlen, et miks ma peakski pingutama? Ma saan aasta aega olla oma lapsega kodus, idekas vabandus ju tegelikult. Ja nüüd ma olengi vanem ja saan aru sellest ja olen nagu valmis selleks, aga ma usun, et mingil määral ikkagi see ühiskonna surve, kas või sa ise paned selle endale pähe, et ma peaks jõudma ja ma peaks kiiremini alla võtma ja ma peaks, aga ma kuidagi vähemalt teoorias, ma ei tea, mis praktikas tuleb, aga ma tahaks olla see chill mingi jalad lihtsalt üleval, beebiga see contact näpp, maga, ma olen siin, vaatan telekat, on ju, et see on nagu, et lihtsalt naudi seda aega. Sest siis sul on, oletame, kui laps on juba mingi 2-3-ne, läheb lasteaeda, sa oled tagasi oma tavagraafikus, siis sa pead elu lõpuni tööd tegema, sa pead elu lõpuni trenni tegema, kõik need asjad, mis ma nagu arvasin, et millest ma jään ilma sellel perioodil, need tulevad nagu nii tagasi, et aga seda aega selle väikse beebiga ei tule enam tagasi. Ehk siis jah, ma üritan seda võtta oma uue aasta goaliks, eks näis.
no meil on ju moesaade ka, et ma ei tea, kuidas küsida siis, mis su 2026 aasta moe eesmärk. Selga paned. Ainult Denim Dreami bodysuitid, teebid oma. Tommisokid on kõige paremad ja Kessil on väga nunnud tüdrukute outfitid. Ainult brändiriided Denim Dreamist. Just, aga okei, võtame siis, mis sul näiteks selle, ma saan aru, et see ei ole võib-olla su esmane fookus, aga võib-olla sa oled ikkagi alati mega stiilne olnud ja näed väga hea välja ja sul on väga hea nagu stiilitaju. Mis võib-olla praegustest trendidest, mis on nagu selline, et okei, võt need trendid ma ikkagi üritan nagu, et siis kui mul võimalust on, ma neid tahan ikkagi, ma ei tea, mingi outfit või mis iganes, mis sul selle 2026 aasta mõttes on mingi praegu, mis sul praegu eriti kuidagi tõmbab. See on nii naljakas, kuidas sa ütled, sest mul oli täielik breakdown ju isegi eilse õhtuni siia tulles. Ma mõtlesin, see on tegelikult ju moe podcast. Ja sa oled 7 kuud rase, sa pole kunagi rase olnud. Ja seda ma olen oma peast ammu välja visanud, et ma ei kritiseeri ennast, ma ei halvusta ennast, aga fakt on see, et su keha on teissugune. Ja su raskuskese on kuskil võõras kohas järsku ja su pintsak enam ei istu nii ja naa. Ja siis mõtlen ka, et rääkimata, et niisamagi, mida selga panna, aga mida sa paned mingi moe podcast ja siis ma lihtsalt lõpuks olingi täiesti tuimalt mingi kõige klassikum outfit. Aga ma arvan, ma olengi suht selline, et isegi enne rasedust ma ikkagi jälgisin pigem sellist, ma ütleks nagu massimoodi. Ma ei tea, ongi see stiil, et sa ütled, et ma olen stiilne inimene, see on väga suhteline muidugi, aitäh. Aga ma ei tea, kus see tuleb või et meil tekivad mingid asjad, mis meile meeldivad või mingid trendid, mis meile meeldivad või millega me kaasa lähme ja mingi asi ei meeldi üldse. Aga ma ikkagi arvan, et see kõik minu jaoks tuleb sotsiaalmeediast. Ma lihtsalt jälgin neid massimoe asju, mis tulevad, mingid laiad teksad praegu on ju, vahepeal olid ka mingi oversize asjad kõik, et siis ma sellega lähen kaasa, aga kui tegelikult vaadata neid päris stiilseid mingeid moemaailma inimesi, siis see on alati siuke 2 aastat maas minu arust on see, mis mass teeb, vaata. Ehk siis ma olen alati seal 2 aastat maas, aga ma ei tea, ma arvan lihtsalt ma isegi ei oska öelda. Aga sa oled vaata tavainimene, selles mis ongi ja see, mida sa jagad on tavaline ja seepärast inimesed nagu suhestuvad ja samastuvadki sinuga ja miks sa mulle tundud ju stiilne, sest ma olen ka 2 aastat maas, enamus inimesi on 2 aastat moest maas. Aga võib-olla meie jaoks ei ole ühes. See on ilmselt mingisugune psühholoogiline teema, et see ongi see massimood. Võib-olla alguses sa näed seda oversized pintsakut, mis iganes, see kohe võib-olla ei kõneta sind, aga siis sa hakkad seda nägema pidevalt kogu aeg ja siis mingi asi su peas mingi klõks käib ära, kus sa järsku mõtled, et mul on seda pintsakut vaja. Et ma ei tea, kus see tuleb, ma niimoodi kindlasti ei jälgi, et ma guugeldaks umbes, et 2026 kevad suvi, mis need, sest et ma tean, et see ei ole minu vibe või et küll ma näen seal Instagramis, mis mulle meeldima hakkab ja küll ma näen kellelgi teisel seljas mingit seelikut ja ma olen mingi wow, vot see on see, mida ma suvel tahaks kanda. Aga siukseid konkreetseid mingeid elemente või asju ma otseselt ei. Rasedusega muidugi mugavus. Ja jällegi ma ei tea, kas see on ka see mingisugune IVF trauma või mis iganes, aga näiteks ma üldse ei suuda enda selga panna mingeid kudumkleite. See on siuke klassik raseda on ju, mis iganes, et ma olen ka kõhuga photoshootidel käinud, siis on fine, see on kuidagi siuke nunju, aga just nagu igapäevaselt kanda siukseid asju või kanda neid asju, mis on seotud kõhu pealt. Need klassik raseda riided, millegi pärast need trigerdavad mind halvas mõttes, aga ma arvan, see ongi enda peas jälle mingi asi, et sa oled ju kogu aeg seda näinud mingil omale valusal eluperioodil. Ehk siis nüüd ma keeldun lihtsalt, siis ma olengi, et okei, mis teksad ma suudan jalga pressida, ma olen 7 kuud rase, et ma ikka nagu... Aga sul on rasedad teksad juba jälle? Kusjuures need on täna, need on lihtsalt 4 numbrit suuremad teksad, kui ma oleks kandnud enne rasedust, tavateksad, alekoostatud ja ma ei tea, lähevad isegi üle kõhu. No võt. Et ma mingit 2 kuu pärast ilmselt ei lähe enam, aga vähemalt ikkagi. Mina mõtlesin neid ostes, et praegu kõhuga lähevad ja samas see postpartum ka ilmselt su keha on muutunud. Never know. Et saad veel neid paar kuud seal kanda kindlasti. Aga see rasedusega riietamine on hästi sükene katsetus, error meetod. Et ma kuidagi ikka tahad seda mingit nagu mõjuvat outfiti, seda efektset jõulukleiti, aga siis lähed poodides üldse koha peal on väga vähe rasedariideid ja siis üritad seal midagi stiilset, vahepeal läheb üliõnneks. Talvel mul oli 2 siukest jõuluperioodil kleiti, mis ma olin nagu, see oli bänger outfit isegi rasedana, aga raske on seda leida, et siis täna oli täpselt siuke tegelikult suht hirmutav oli tulla, sest ongi ikkagi mingil määral moe podcast ka.
aga jah, ma ütleks, et saab küll riietatud ja jällegi internetist otsin hästi palju inspot ja just vahepeal ongi see, et sa näed selle mingi 3-kuuse üliväikse kõhuga seda alguse perioodi rasedat, siis kui otsin mingi 9 kuud või tähtaeg üle läinud outfit'id, sest siis on see, et sa okei, nüüd ma näen, et suure kõhuga saab ka midagi ägedat selga panna ja et niimoodi otsin lihtsalt inspot, ma arvan, nagu me kõik tegelikult. Miks mingid asjad mulle meeldivad? Who knows, ma arvan, siin on kindlasti mingisugune tiipim seletus, et miks me massiga kaasas käime. Et meie oleme influentsitud sinust ja sina oled omakorda teistest influentsitud ja niimoodi see massi jõuabki täpselt. Ja sõbrannadest ja sõbrannad, et sa ei pea isegi influencer olema, see kuidagi lihtsalt see, mis sind ümbritseb minu arust hakkab sind kuidagi mõjutama. Aga see on naljakas, et aga miks mingi asi mulle meeldib ja siis teine asi näiteks ei meeldi ja ma tean nii väga, et mulle ei meeldi see. Ma ütlen, see on huvitav teema tegelikult. Ja, olen nõus sinuga. Sa ütlesid, et sa kuidagi jutu sees ütlesid, et sa enda keha kohta või enda kohta ei ütle halvasti, et sa oled sellest üle saanud. Kuidas see nüüd, et see keha muutub ju, see on ka omaette kogemus ja omaette nagu enda peeglist vaatamine siuke teistmoodi ja kõik, et kuidas see on muutnud või kuidagi mõjutanud sinu enda suhtumist sinu kehasse ja kus see arusaam on tulnud või see harjumus, et ma endale halvasti ütle, see väga tubli, ma tahaks ka rohkem või vähem öelda enda kohta halvasti. Ma arvan, see on veel rohkem jõustunud nüüd rasedana tegelikult. See on olnud, ma eeldan, mingi 10 aasta teekond tegelikult. See algas sellest, kui ma, tegelikult mingi teismelisena me juba halvustame ennast on ju, või naistena eriti me kritiseerime ennast, et ükskõik mis ideaalvormis või kohas sa ei oleks oma elus kellegi teise läbi, sina suudaks ikka 5 asju öelda, mis sa tahaks nagu paremaks või muuta. Ehk siis ma mingi hetk käiski nagu see klõps ära, et miks ma siis nagu seda teen endaga? Näiteks, et praegu, kui ma praegusel ajal mingi vaatasingi üks päev oma vanu YouTube'i videoid, see oli sellest suvest. Ja ma lihtsalt vaatan nagu, issand jumal, ma olin nii sale. Ma olin nagu nii heas vormis, nagu täiesti mingi piitspeenike, imeilus. Sellel hetkel, kui ma filmisin neid videoid, kui ma editisin neid, ma mäletan jumal hästi, ma ei tundnud ennast üldse hästi, ma kritiseerisin ennast, et nagu see doesn't make sense, et kui ma nagunii isegi ka selles nii-öelda just kui tagantjärele vaadates nüüd üli saledal ideaalsel ajal ennast kritiseerisin, siis ma kritiseeriks ennast ka nüüd ja ma mingi hetk nagu otsustasingi, et tead, vahet ei ole ju tegelikult, et me olemegi naised. Ma ei tahakski süüke olla ka, et ma arvan, et ma olen mingi ideaalne, et ma arvan, et see on tore mõnes mõttes, kui sa suudad ikkagi nagu sükene humble olla natukene, aga ma ei taha ennast kritiseerida ka, et mis minu jaoks on lihtsalt oluline või millega ma olen leppinud, ongi see, et aga ma ju teen trenni, ka praegu rasedana on ju. Õnneks olen suutnud seda säilitada ja ämmakas on lubanud, et ma hoolitsen oma keha eest. Ma toitun niivõrd kuivõrd tervislikult, täpselt nagu need panused, mida ma annan enda tervisesse ja välimusse. See on täpselt see, ma arvan, piir, mida ma suudaks anda, et ma ka saaks oma elu nautida. Ehk siis ma tean, et ma nagunii teen kõik, mis ma saan teha, et kui ma lihtsalt ilmselt lööks käega ja kunagi enda eest ei hoolitseks, siis ma ei tea, kas see, et ma ei halvusta ennast toimib, on ju, aga minu jaoks praegu see toimib, sest et ma annan endast parima iga päev, see on minu jaoks piisav. Nii või naa vahet ei ole, kas ma kaalun 10 kilo rohkem või 10 kilo vähem, nii või naa ma mõtlen, et kui ma istun, miks mu kõht on siuke või mis iganes on ju, et siis ma lihtsalt ei mõtle selle peale. Ja nüüd rasedana ka, see on challenge, selles mõttes see ei ole mingisugune siuke naturaalne asi, kui sa lähed, ma ütlen, lähed hommikul, vaatad peeglist, eriti keset südatalve on ju, sa oled mingi lumivalge vahepeal ja siuke, vaatad järsku on mingi, sa oled reaalselt 10 kilo raskem, kui sa oled harjunud ennast nägema. Et nii kerge oleks ju mõelda ja mida iganes endast on ju, öelda endale sisimas mingeid halbu asju, aga ma kohe haaran sellest mõttest kinni, et nagu mida ma saan täna teha või anda, et ma ei tunneks ennast nii või kuidagi keerata see mõtte ringi ja kuidagi ollagi, kindlasti see on ka, ma arvan, tänu sellele viljetusteekonnale, et sa kuidagi hindad seda rohkem, aga see on ju see, mida ma tahtsin, et sa lihtsalt, et need kõik väljakutsed tulevad sellega koos, see lõpuraseduse raskus ja mis iganes. Aga et jah, lihtsalt nagu mitte anda järgi nendele negatiivsetele mõtetele. Aga kus see tuleb sul, et ma mõtlen, et seda teoorias, ma arvan, hästi paljud naised ju saavad aru, et see ei ole hea, kui ma ütlen endale halvasti, vaatan ennast peeglist, et see kõik on hästi loogiline, aga see, et päriselt nendel hetkedel enda
mõttest kinni sabast võtta ja pöörata see ümber, see nõuab tegelikult mingit tohutut enesearengut ja väga suurt teadlikkust. See tuleb sul? See tulebki, ma arvan, aastatega ajas, et ma olen ilmselt üritanud seda teha aastaid juba. Sinu see vaimne areng siis tuleb? Ma arvan, see tulebki sellest, et ongi, et ma olen nii kaua trenni teinud, kogu mu see sotsisu algas ka trennist, et tegelikult ma olen juba mingi 15+ aastat trenni teinud. Siis mingi hetk sa õpid, et nagu okei, need TikToki mingid kehad, mida me näeme, seal on mingi geneetika mängus. Ja võib-olla tavainimene ei saagi nii palju panustada oma figuuri nagu need naised, et okei, sihukest tagumikku mul ei tulnud 8 nädalaga, et see on nagu aastate läbi teed mingeid asju ja hakkad nägema oma geneetikat, oma figuuri. Kui palju mina olen üldse nõus panustama, et ma ei tahagi mingit bikini fitness elustiili elada, ma tahan nautida vastlakuklid või mis iganes. Et mida siis ma saan nagu saavutada, mis piirini ja mis see minu jaoks oleks piisav ja see kõik on nagu aastate pikkune sihuke mõttetöö. Ja lõpuks ma olengi seal punktis, kus teadlikult, kõik see on teadlik, sa pead kogu aeg sellest nii-öelda mõttesabast kinni haarama. Sest et mis siis on, ma lähen hommikul sinna, vaatan, et okei, ma olen 10 kilo raskem ja issa ma näen nii jõudne välja. Keda see mõjutab, see mõte? Ainult mind. See on täpselt jälle see nagu mingi, ma ei taha mingis ohvri rollis elada, ma ei taha ennast halvustada. Mitte keegi teine ei tea, mida sina oma peas mõtled endast, kedagi teist see ei mõjuta. Keegi teine ei tule sind päästma, kõik su nagu eluvalikud ja asjad ja see, kuidas sa endaga räägid, see on ju tegelikult mõjutab ainult sind. Ja kui mina enda eest ei hoolitse, siis mitte keegi teine ei hoolitse, et selles mõttes ma nagu kindlasti ei ole ideaalne, mul on ka hetki, ma ütlen, alles eile ma mõtlesin, ikka tekib neid hetki, et issa, mida üldse selga panna, mis hea välja näeks, aga see ei lähe kunagi selleks nagu halvaks mingiks, ma olen nii rõve või ma olen nii paks või ma kuidagi teadvustan endale, et ei, ma olen rase, ma ei tea, südatalv on, ma pean lihtsalt leidma mingi outfit'i, mis praegu sobib, ma ei tea, ma käin trennis ju ja kõik on fine, kõik on hästi. Ma olen piisav. Võtad selle emotsiooni sealt kõrvalt ära, vaata. Sa lähed nagu ratsionaalselt peale. Sest et lihtsalt see on nii mõttetu kuidagi, et miks me oleme naistena vaata siuksed nii karmid enda vastu. Ma räägin ja siis sa võid vaadata kedagi teist, kes on sinu arust nii ilus supermodell kõik ja ta mõtleb neid samu mõtteid enda kohta. Ehk siis, ja miks me siis mõtleme nii? Et see ei tähenda ka seda, et ma istuks ja ma iga päev mõtleks, et issa, ma olen nii ilus, ma olen heas vormis. Pigem lihtsalt sa töötadki selle kallal, et ma olen piisav. Nagu kõik, mis ma teen, on piisav. Ma tean, et ma annan endast parima, mis ma saan anda. Et ma ei ole käega löönud enda osas absoluutselt mitte. Ja see on minu jaoks piisav praegu. Et ma arvan, see aitab seda mõtet. Just see, et nagu, et see mõjutab ainult sind. Miks sa rikud ise enda päeva, miks sa rikud ise enda elu? Lihtsalt proovi ennast vaadata nagu mingist siuksest valgusest, kus keegi teine sind näeks. Vist see teadmine, et kui sa saad aru, et tegelikult ma teengi endast parima. Just, jah. Et see annab selle kindluse, et tegelikult see ongi ju piisav, et ma ju ei saagi rohkem. Just. Et siis sa peaks kuskilt mujalt hakkama ära võtma, et äkki see toob selle rahulolu. Et kui sa saad aru, et tegelikult ma ei anna endast piisavalt, et ma võiks ju süüa natuke paremini või natuke rohkem trenni teha, siis võib-olla seda tunnet on raske tekitada, aga kui see on saavutatud. Just, et see balanss tasakaal leida enda koha pealt, et mida ma saan panustada realistlikult ja kas ma teen seda. Kas ma lihtsalt loon mingeid vabandusi või et vahepeal see ei olegi võimalik, sa oledki mingi üksik ema, sa käid täiskohaga tööl, sul on 3 last, et ma ei ütle, et kõik peavad nüüd mingi 3 korda nädalas trenni tegema, asi pole selles, aga mida sa saad teha enda asjade juures. Sinu võimete juures täpselt, mida sa saad teha ja see halvustamine nii või naa ei vii meid kuhugi, et see lihtsalt, ma ütlen, mitte keegi teine ei saa sind päästa, sa oled ise enda elu eest vastutav, oma emotsioonidest vastutav. Ja siis ma kuidagi mingi aeg, ma ütlen, ma olen juba 34, et ma ei ütle, et ma olin 15-aastasena selline või 22-aastasena selline või isegi mitte 29-aastasena ma ei suutnud nii mõelda, aga sa lihtsalt nagu läbi elu liigud ja see feminism ja kõik asjad ja sa tahad ju enda elu uhke olla ja sa tegelikult saavutad asju ja sa teed tööd, et siis that's enough, et ma ei pea olema mingi ideaalne ja lihtsalt sa pead olema enda jaoks piisav ja aru saama, et issand ja mõtle, kui sul veel samal ajal kasvab üks tütreke kõhus ka, siis seda enam. Täpselt. Ja saad aru, ma ei taha oma elukaaslast on pläst panna praegu, sorry Sass, kui sa seda kuulad, aga ma olen hakanud täheldama, sest mina hästi teadlikult keeran neid mõtteid enda peas ümber ja isegi mu elukaaslane meesterahvas ideaalses vormis, ma saan aru oma abikaasaga, pilt ilus, mega hea südamega, mega ja siis isegi tema ütleb mingeid asju vahepeal, mis umbes, et ma ei tea, mu vorm on nii pehmeks tõmmanud talvel, et ma peaks hakkama umbes 3 korda nädalas
asemel 4 korda jälle käima trennis. Ja siis ma kohe, kuna mina ei lase endast nii rääkida, siis ma kuidagi nii ärritun pigem nagu, et ära räägi endaga nii või sa et see on lollus, sest et mina vaatan, ma ütlen sulle ausalt, ma ütleks sulle ausalt, kui ma näeks midagi, et ei, et sa oled nagu nii hea näed välja ja mis see siis sulle annab, et sa nüüd hakkad üle tõmblema, et ma isegi nagu meesterahvaga, kes mu kodus elab, kuidagi üritan neid mõtteid ümber mõelda, sest ma ei tahagi, et meile sünniks tütarmaia ja siis on mingisugused mingid asjad, mingid mõtted, mis ikka käivad läbi. Ma isegi mõtlen nagu oma emast, kes on imeline ema ja mul ei ole mingeid halvustavaid kommentaare, lihtsalt mul on maailma parim ema. Aga isegi nagu nende generatsioon mingil määral, mu ema ka teeb trenni ja siis ka ikka on vahepeal, et ma tahaks veel mingi 2 kilo alla võtta või siuksed mõtted, et ma kuidagi, ma ütlen, see on asi, millega ma olen tööd teinud, ma ei taha oma tütre ümbruses siukseid kommentaare teha enda kohta. Et võib-olla või siis kuidagi muud moodi sõnastada, et tahaks lihtsalt parema trennirütmi saada tagasi, et energiat oleks rohkem, midagi siukest, aga just need nagu kaaluteemad ja mis on tegelikult täiesti tavalised ühiskonnas aga ma lihtsalt, ma ütlen, kuna ma olen ennast ka kritiseerinud nii kaua nagu enamus inimesed, siis nüüd 34-selt ma tunnen, et enough is enough, et ei ja nagunii sa ei jõua sellega kuhugi, ärme ole siuksed nagu oleme toetavamad ja siuksed positiivsemad enda suhtes, just välimus, vaatame, et me oleme iseenda suurimad kriitikud, et see on nii, see ei jõua mitte kuhugi. Ja, ehk kui kõik need inimesed, kes praegu kuulavad, hakkavad sinu nende järgi nüüd neid uusaasta lubadusi tegema, siis võtke see mõte sinna juba kaasa. Ja ma loodan, et äkki ma olen piisav ikkagi või et lihtsalt, et kui sa ka või lihtsalt mingi suvahetkel sul tuleb see paha mõte pähe, et vähemalt hakka neid märkama. Minu arust see on. Ja minu arust see on ka nii tore. Mul just üks päev sõbranna ka, me filmisime midagi ja siis ma olin mingi, kurat, kuidas ma nii loll olin, midagi sellist ala ütlesin. Siis ta oli mingi, ära räägi endaga nii. Ma mingi see korraks raputs, et see oli nagu nii aus temast. Mingi, miks ära räägi, ära ütle endale nii, et see ei ole loll. Mingi, tegelikult küll jah. Või et ütleme julgemalt teistele ka, nagu jumala, nagu sa Sassile ütled. Ma loodan, et kui üldse keegi siit midagi võtab, siis seda mõtet, siis see on tõesti nagu, see muudab elu vaata lõpuks. Ja ma ei ole ka ideaalne, kindlasti on momente, kus ma failin selles või ikka tuleb mingi negatiivne mõte pähe, aga juba see, et sa natuke selle kallal vaeva näed ja ma ise tunnen küll, et ma olen aastatega nii palju paremas kohas sellega. Tore. Nii tore. Soovitan. Nii, aga sa hakkasid juba oma emast rääkima. Nii et lähme siis sinna lapsepõlve ka lõpuks. Ehk mina üldse ei tea, ma tean sa Paidest, aga kellega sa üles kasvanud, kuidas sa oled üles kasvanud, milline väike Karin üldse oli, kas sa olid siuke vaikneha liireke või sa olid siuke aktivist. Räägi kõigest sellest, kes su ümber on olnud, kes sind mõjutanud on, kuidas sind mõjutanud on, nii et anna tuld. Ja ma arvan, see on ka suur osa mu identiteedist, et ma olen Paidest pärit. See on ikka siukene väikelinna elu, sul on mingid väikelinna uskumused, traditsioonilised mõtteviisid võib-olla natukene ja kasvasin ema isaga. Kui suur Paide on? Kunagi oli seal 10 000 inimest lihtsalt Paide linnas, aga nüüd see muidugi väikelinnad kahanevad. Ma arvan, mingi siuke Võru, ma olen Võrust pärit, mingi siuke Võru suurune, võib-olla natuke suurem. Kui ma mõtlen, ma arvan ikka Võru on suurem. Natuke suurem. Aga no nüüd ongi Paides seda populatsiooni on raske öelda, sest see vald kuidagi pandi kokku, et nüüd Paide linn on kogu mingi Paide vald, et mingid muud väiksemad alevikud ka läksid sinna igal juhul. No siuke väike, ma ütleks mingi Haapsalu suurune. Haapsalu on nõks suurem. Aga ema isaga kasvasin ja mul oli vanem vend ka 1 aastat vanem ja mu vanem vend on pigem sükene vaoshoitud alati olnud, hästi tubli laps ja sükene kunagi ei olnud probleemi temaga, mina ei ole kunagi olnud hall hiireke. Siis ma muretsen ka, et oh my god, mul sünnib tütar, et nagu mis karma siit tuleb nüüd. Ma väga loodan, et on mu abikaasa iseloomuga, kes on ka süke malbe ja vaoshoitud ja hästi rahulik. Aga jah, teismelisena ma ikka olin täielik mürgel oma vanematel ja kasvasime seal 18-aastaseni, elasin Paides ja siis kolisin Tallinna ülikooli. Vahepeal käisin ka Ameerikas vahetusõpilasena. Ülilahe kunagi, ma käisin mingi 2007-2008 sellel ajal kuskilt Paidest minna Ameerikasse, nagu see oli ülikool. Aga ei, ma olen siuksest, ma ütleks keskklassi perest, meil ei ole kunagi midagi puudu olnud, ei ole kunagi midagi liiga üle olnud, aga väga toetav perekond ja kõik, mis on siuke hädavajalik, on mul alati olnud olemas ja see on ka siuke asi, mis
ma kuidagi ka üritan alati teadvustada endale, et kõigil ei ole nii ja see on ka privileeg, et tegelikult me kõik, mis me täna oleme, see on kuidagi tulnud kuskilt meie kasvatusest ja tegelikult mu vanematel on seal ikkagi mega suur roll olnud ja ma olen ülitänulik neile. Keegi pole ideaalne, küll me ka tülitseme ja mis iganes ja vahepeal ma ei suuda üldse mingi, ma ei tea, nii närvi ajab vahepeal enda vere, on ju, sest et olete nii lähedased. Aga tegelikult ma hästi teadvustan seda, et ma olen nii tänulik, et mis ohverdusi nad on pidanud tegema ja kas või see Ameerikasse minek ja kõik sellised asjad, et alati, kui mul on vaja olnud oma vanemaid, nad on alati olnud olemas ja ma loodan, et ma olen ise ka siukene vanem tulevikus. Jah, ma arvan, see on see kõige suurem lõpuks see vajadus, mis lapsel ongi. Me kõik paneme pange ja mina juba ka mõtlen hirmuga, mis igasugu lapsepõlve traumasid ma teen, aga täpselt see, et neil on see turvatunne ja see olemasolu tunne, et ükskõik mis on, nad on olemas, on ju. Ja kahjuks see tuleb see teadmine alles vanemana. Ma ütlen, ma olin teismelisena siukene marakratt, lihtsalt mul on nii kahju oma vanematest. Aga reaalselt ma niimoodi mässasin ja küll ma olin mingi 3 päeva kadunud ja mingi. Päriselt. Ja ma panin ikka hullu. Aga see oligi see, et ma olin tüdruk, on ju. Ja siis, ma ei tea, 90ndate, 2000ndate algus, et mu vanemad olid minuga palju siuksed piiravamad kui mu vennaga. Sest sa oled tüdruk, ilmselt üritavad sind kaitsta. Mul on täpselt sama teema oli. Aga see tekitaski seda, et mina hakkasin mässama ja trotsi, et ma ei teinud midagi hullu, ma ei olnud mingi kriminaal või kuskil ei teinud mingeid aineid või mis iganes, on ju. Aga lihtsalt olin kadunud ja niimoodi, et ei öelnud, kuhu lähen. Olin mingi sõbranna juures või mingi esimese peika juures ja aga ema ju muretseb ennast surnuks ja siuke, et ma ikka tegin korralikku pahandust, aga hiljem ma saan aru, et issand, kui tore, et mu vanemad olid nii kaitsvad mu üle, on ju. Et issand, kui ma mõtlesin veel ka teismelisena, et mu vanemad on nii igavad, et nad ei joo üldse ja umbes nad ei lähe kunagi ära, et ma ei saa pidu teha kodus, on ju. Need olid mu mingid mõtted. Ja siis ma mõtlen, issand, kui turvaline keskkond, kus kasvada, et su vanemad on alati olemas. Ja sul ei ole kunagi seda momenti, et oleks mingi ebastabiilne, et ma ei tea, isa on purjus või siukseid mingeid mälestusi mul ei ole üldse, sest mul on alati olnud, küll nad on olnud karmid ja kõike muud, aga mul on alati olnud siuke stabiilne ja turvaline keskkond. Siis ma mõtlen, et kuidas seda nüüd oma lapsele edasi anda, sest et me pole ka mingid peoloomad ja me ilmselt oleme ka samasugused vanemad ja aga ju see tulebki ajaga, see tarkus. Aga mis sa tunned, mis su vanematelt või sealt üle lapsepõlvest ka sellest USA kogemusest, mis on nagu sind kõige rohkem kujundanud ja kuidas kujundanud, millised sinu omadused või mingid väärtused, põhiväärtused on just sealt kaasa tulnud? Ma arvan, ongi lihtsalt see töökus võib-olla. Ma ei saa öelda, et see on väikelinna asi, sest et töökaid inimesi on igal pool, on ju, aga kuidagi lihtsalt väikelinna inimesed on ikka oluliselt tööloomad ja me töötame tasuta ja me töötame vabal päeval. Aga nagu lihtsalt see jah, et kuidagi, et mitte miski ei kuku sulle sülle võib-olla. Et ma ütlen, meil oli alati kõik olemas, meil ei olnud mingi, et toitu ei ole või midagi siukest, et selles mõttes see on ka juba võib-olla vale öelda, aga meil ei olnud ka nagu seda, et sa ei ole mingi miljonäri laps või mis iganes, ehk siis sul mingil määral on see, et sa näed, et kõik, mis sul on, sa pead tegelikult selle nimel midagi tegema. Ükski asi ei tule üleöö ja ma tunnen, see kuidagi on kandunud mu elusse, et ongi oma mingi karjääris siis varem palgatööl. Ma sain aru, et okei, ma pean töötama, kui ma tahan kuhugi jõuda. See võtab effortit ja see on tüütu vahepeal aga kui ma ikkagi võimalikult palju panen sinna sisse, mis iganes teemasse, siis see lõpuks hakkab nii-öelda vilja tooma. Ja ma ei tea, see kuidagi on niimoodi läinud ka, et okei, nüüd võib-olla keegi vaatab mu sotsiaalmeediat, et sul on mingi 19 000 followeri Instas ja 17 000 followeri YouTube'is ja mis iganes. See on 8 aasta töö ja see ei ole kunagi olnud mingit momenti, kus see hüppas järsku. Et muidugi see on ka jällegi kindlasti mingi vedamise teema, mingid algoritmi teemad, aga see on nagu siuke töö ka olnud. Ja ma mõnes mõttes olengi tänulik, et ma olen pidanud nagu rügama ja ma ei ole ühelgi aastal saanud nagu võtta lõdvalt või mis iganes. Et on ka inimesi, kes teevad seda ja seda kasvu ei tule, et selles mõttes see on ka vedamine, aga mingil määral ma olen nagu tänulik, et seda ei tulnud üleöö, sest võib-olla siis ma ei väärtustaks seda, võib-olla siis ma ei teadvustaks, kui palju tööd see tegelikult võtab. Et ja nüüd sinna jõuda, see ongi siuke, et nüüd ma sain lõpuks palgadelt ära tulla 8 aastat hiljem, aga ma arvan, see kõik see mõtteviis ja see, et sa oled valmis seda tegema, see ikkagi tuleb kuskilt kodust. Mingisugune siukene kohuse tunne. Ja mul on olnud igast momente elu jooksul näiteks, kus mul reaalselt näiteks ma tulen Paidest Tallinna, mul on mingisugune veider vestlus, mingi veidra, ma ei tea, sõbrannaga ülikoolist, kes pakub mulle mingit veidrat reisi kuskil mingi ulme raha eest, teame küll mingeid asju, mis pakutakse ja tehakse ja mu esimene mõte või ma ei tea, mis iganes sulle pakutakse mingeid asju, et tule proovi tee ja ma kunagi ei tee, sest et esimene mõte on, aga mis mu ema arvaks või ma ei saaks kunagi oma emale otsa vaadata. Ehk siis mul on olnud selliseid veidraid asju elus, kus reaalselt keegi pakub sulle mingit
ulme mingid sketšid kogemust umbes tule koli Dubaisse ja siis sa saad lihtsalt siin elada, noh umbes on ju. Ja siis sa hakkad mõtlema, et issand, tegelikult Dubais oleks oli lahe elada. Aga siis mingi, ei, nagu ma ever ei saaks seda teha, et mitte minu mõtteviisiga see ei lähe kokku. Ma ei saaks oma emal otsa vaadata ja alati see tuleb sinna tagasi. Et mis mu vanemad arvaks kuidagi, mingid siuksed sketšid, momendid mul on olnud noorema, nagu ma Tallinna kolisin, nii et noh, see kõik tuleb kodust ikkagi. Mingil määral. Aga sul niipidi ei ole olnud, et mingil hetkel sa tahaks nagu, et mina lihtsalt tunnen, näiteks mul oli ka hästi siuke karm kord ja mingid eluvalikuid ma lausa tegingi täpselt, et mis mu vanaema siis valiks või mida tema tahaks, mida ma õppima lähen. Siis tagantjärgi saad aru, et tegelikult ma tahtsin seda õppida või noh, mingid muud asja, et ma pean just nagu lahti laskma sellest, et mida mu vanem tahab, vaid hoopis mida mina tahan. Niipidi ei ole tundnud veel. See Mässa ja Karin 14-aastaselt veendus selles, et mu vanemad ei paneks liiga hullult oma käppa peale. Ma ütlen, et nad olid hästi karmid kuni mingi 14-aastaseni ja siis oli see mingisugune, ma arvan, paarikuune periood, kus ma väga palju muret tekitasin neile ja tegin igasuguseid lollusi. Et siis mu ema kuidagi üks hetk, ma mäletangi seda momenti, et oligi siuke, et okei, et nagu ma näen, et sa tahad vabadust, et sa mässad, et umbes me ütleme, et tule koju kell 12 ja sa tuled 2 päeva hiljem kell 2 päeval. Et nagu, noh, miks sa nii käidud, et teeme siis niimoodi, et sa tule millal sa tahad, nagu nad võtsid kõik reeglid mult ära selle pealt, noh, sest nad, ma arvan, nad olid reaalselt surnuks mures, et neil ei olnud mingid muud valikut, nii õudne. Aga see andis just selle nagu teistsuguse efekti, et siis mingi alates 15-aastaselt, ma arvan, see oli tegelikult, kui ma olin 15-16, midagi siukest, et alates 16-aastasest, siis kui mu ema meil oligi see vestlus, tead, tule millal iganes, aga üks reegel on see, et kui sa lähed kodust välja, sa ütled mulle, et ma tulen kell 4 hommikul ja see hetk sa pead tulema või sa tuled järgmine päev kell 5 õhtul, aga vot siis sa ütle mulle see kell ja see on see kell, millest sa pead kinni pidama. Ja järsku olin seal mina 16-aastane mässa ja ma olin mingi ja siis ma hakkasin alati ütlema ja ma alati tulin, sest et nad võtsid selle nagu piirangu ära kuidagi, mis ma alati tundsin, et miks mu sõpradele nii palju luvatakse ja mina ei või midagi teha ja see oli kuidagi järsku läinud ja sellel oligi, ma arvan, täpselt see efekt, mis mu ema lootis, kuigi mu ema ilmselt sellel hetkel ta oli lihtsalt nii ahastus, et ta ei teadnud enam mida teha. Aga tegelikult, mis sellest sai, oli see, et ma sain emaga palju lähedasemaks. Ma hakkasingi talle ütlema, millal ma tulen koju, ma hakkasin oma sõnast kinni pidama. Ehk siis see ei olnud mingi eluaegne karm kord ja mingi nad on mind sundinud midagi õppima või tegema või ma arvan, ma olen palju asju teinud oma elus, mida nad mulle ei valiks, nagu võib-olla mõned suhted või ma olen välismaal elanud ja mis iganes, et nad ilmselt ideaalmaailmas oleks tahtnud tollel hetkel midagi muud, aga jah, et ma arvan, et see oli siuke hea balanss. Et ja nemad on ju ka mingi usaldus, vaata. Just, ja mis mina mõtlen ka hästi palju, et ma võiks ka, me tunneme oma vanemaid ju küll hästi, ma võiks igast kritiseerimis, ma võiks igast asju mõelda, on ju, mis ja kus ja mida võiks paremini. Aga siis ma hakkan mõtlema, et aga nemad on ju ka esimest korda olid vanemad meiena. Noh, mul oli 1 aasta vanem vend, aga sisuliselt me kasvasime koos, ehk siis mu ema oli tollel hetkel mingi minu vanune või minust noorem, ta tegi kõik, mis ta oskas, on ju, nad andsid endast parima, ehk siis kõik, isegi see, et nad olid karmid minuga, no neil ei olnud ju varem tütart olnud, et nemad lihtsalt said oma kogemuse põhjal mind kasvatada. Ja siis nad nägidki ilmselt, okei, see karm olek ei toimi selle hulluga. Et nagu me peame kiirelt midagi muud. Ma olin koduarestis, ma lihtsalt läksin välisuksest välja, vaata, no mingi siuke inimene lihtsalt, et üliraske. Ma ei tea, kuidas neid keerulisi teismelisi peaks kasvatama, aga minu peal toimis küll see. Ja sellest alates mingi 16-aastaselt mul oli full vabadus. Ma jagasin emaga kõike, siiamaani, ma ei tea, mu ema on üks mu parimaid sõbrannasid, et see kuidagi läks nagu hästi. Ja ma ei ole kunagi tundnud seda, et sa pead midagi tegema või et sul on mingi teatud ootus. Lihtsalt ongi see, et ikkagi mingi siuke aukartus nagu kõige paremas mõttes, võib-olla sellest karmist lapsepõlvest, et sa ikkagi respektid oma vanemaid, aga sa ikkagi hindad ja näed nende toetust ka, et see on kuidagi siuke hea balanss, kuidagi sattus lihtsalt nii, ma ei usu, et see kellegi plaan oli. Mis sellest USA-st oli nagu, see tundub ju täielik mingi iga teismelise mingi dream aasta aega vist on ju. Aasta aega, oligi. Ja teismeeas, kogu see high school, me oleme kõik neid filmidega üles kasvanud. Kas see oli päriselt siuke? Täiega, täpselt nagu filmis ja kõik, no see oli täpselt nagu filmis, aga mina olin see nagu paremat sõna pole see loser, vaata, et sa loodad, et sa oled see prom queen, kui sa lähed sinna, aga ma olin see uus ja ma ei olnud see mingi American Pies oli kunagi mingi filmis, vaata vahetusõpilane, kes oli mingi kõige popim, mis iganes. Ei, not my story, mul oli üliraske sõprussuhteid luua ja ma mingi hetk sain sõbrad, aga need kõige
nii-öelda toetavamad ja paremad sõbrad. Nad ei olnud seal koolis kõige populaarsemad, sest ilmselgelt need kõige populaarsemad olidki veits nina püsti, ülbed on ju ka tiinekad. Et ka õpetas nagu võib-olla natuke teisi asju hindama, olema jälle tänulik neile, kes olid su sõbrad, mõtlema, et sa lähed sinna 15-aastasena, muidugi sa tahad olla prom queen ja sa tahad olla ülipopp, aga siis sa näed, et aga tegelikult nad on jumala õelad, need tüdrukud või nagu tegelikult ja need mingisugused teatrinohikud on jumala sõbralikud mu vastu ja see mingid siukseid perspektiivi andis jälle ja lihtsalt seda iseseisvust, ma arvan, mida ma vajasin ka, sest see oli sellel karmi kasvatuse ajal, et üldse nii-öelda saada seda ja tegelikult see oli üliraske ka, sest sellel hetkel ei olnud mingid Instagrami asju, et ma saatsin emaga mingi 2 e-maili kuus või midagi siukest ja siis sa oled kuskil võõras peres, et hakkasid rohkem oma pere kindlasti hindama, et tekib see igatsus ja sa oled esimest korda kodust ära pikka aega ja iseseisvus ja ülilahe kogemus. Ja jällegi nüüd tagantjärgi mõeldes, ma ei tea, mis mu vanemad pidid tegema, et mulle seda võimaldada, sest see oli tollel hetkel juba mega kallis. Aga jah, et ma olen ülitänulik, väga lahe kogemus oli. Ja õnneks midagi selles mõttes hullu seal ei juhtunud, mul teame küll, Ameerika tundub siuke ebastabiilne juba tollel ajal, on ju. Aga kõik oligi siuke nagu film, mitte alati kõige ägedam film, aga siiski õpetas mulle palju ja ülilahe kogemus. Lahe jah, et nagu, et ongi nii. Ma loodan, et Stranger Things teeb kõik need nohikud ja kõik need siuksed. Ja see uus generatsioon, minu arust nooremad on hästi siuksed, ma vaatan oma 16-aastast venda. Et kes see tark ongi lahe. Jah, see ongi lahe, siukest nagu kindlasti on norimist kahjuks, aga seda on palju vähem kui meie ajal, ehk siis ma olen nagu väga heal meelel sellega, et nad on kuidagi leplikum generatsioon ja liberaalsemad ja ma arvan see sotsiaalmeedia ja see, et nad näevad tegelikult nii palju muud maailma ka. Meil oli ainult oma mingisugune oma mullis. Jah. Et ja võib-olla isegi meie, ma ütleks ka, et ma olen pigem siuke liberaalne inimene, aga need nooremad on nagu veel rohkem ja see on minu arust nii lahe, et sa olegi leplik ja olegi avatud ja olegi tore ja selle õppimise koha pealt ma ei oska öelda. Mul 16-aastase vennaga ma ei saa öelda, et talle õppida on lahe, aga he's doing his best. Et väga lahe. Sa korra mainisid suhteid, mida su ema võib-olla ei oleks aksepteerinud ja sa mainisid ka enne saadet mulle seda natuke. Mis suhtest on jutt, mis sul on ilmselt mingi väga spetsiifiline kogemus, aga mis teema sellega oli ja mida sa päriselt sellest õppisid? Ja see oli, miks ma arvan, et mu ema, ma ei ütle ka, et nad on, selles mõttes nad ei ole ka mingi väga konservatiivsed ja kinnised ja nii, aga ma olin moslemiga suhtes, kui ma kohtusin oma selle eksmehega, kui ma olin 20, siis ma kolisin, ta oli Norrast tegelikult pärit, aga me kohtusime Eestis. Aga ta oli Iraani taustaga, ehk siis ta oli siuke tõmmu, ta oligi moslemi perest, kuigi nad olid Norras kasvanud, et nad olid ka siuksed, modernsemad ja mitte siuksed väga ekstreemsed, aga siiski see usk oli nagu selles suhtes mingil määral päevakohane. Kindlasti mu emal tekkis mingi hirm, kui sa kuuled seda, et issand, kuhu mu blond tütar nüüd läheb välismaale elama. Ma elasingi siis peaaegu 3 aastat Norras temaga. Ja selles mõttes jällegi minu jaoks, ma ise olengi ka, ma ütlen, rohkem siuke avatud liberaalne, mina nagu ei mõista mingeid uskusid ja asju üldse hukka, et ma olen hästi avatud. Ja see tegelikult õpetaski mulle ka seda, et see kogu usu pool ja see tema perekond seal olid jumala mõistvad ja normaalsed, et sa näed mingit ülihead näidet sellest tegelikult, kes nagu moslemi usku võib olla, sest nad olid tegelikult hästi siuksed head inimesed ja viisakad ja siuksed. Aga üks asi, mis selles suhtes oli ja see ei olnud üldse tema mingi usuga seotud, vaid tema lihtsalt isiksusega, mis ma arvan ka paljud, ma ei tea, ükskõik mis rahvusest ja usust mehed on ja naised, et ta oli hästi kontrolliv ja see hakkas niimoodi nagu, ma arvan, mu ema ka märkas seda, sest ma tihtipeale helistan emale nuttes mingi olukorraga ja kui ma ise kuuleks oma tütart niimoodi ja kui ma mõtlen nende olukordade peale tagasi, siis ma mõtlen, et issand kui loll, nagu see on nii classic case mingist kontrollimisest, et see hakkab hästi vaikselt ja see hakkab mingite veidrate asjadega, et lihtsalt järsku ma olen pahane, kui sa võib-olla jood peol või mingi siuksed asjad või et 6 kuud on fine, et ma olen oma sõbraga suhelt, kes on mul lapsepõlvesõber, aga järsku nagu mind nagu et siuksed nad hakkavad järsku tulema ja nad lähevad nii ekstreemseks, et minu arust ma mingi paari sõbraga ei suhelnud mitu aastat selle suhte ajal, siis ma lõpuks ei joonudki alkoholi üldse. See oli ka mingi ülikooli aeg, et tollel hetkel ma võib-olla olidki pikemad peod ja siuke, aga kuidagi see kontrollimine ja et ma ei usalda sind, kui sa oled peol, sest alguses me elasime eri riikides, on ju, et siuksed asjad olid nagu hästi päevakohased ja armukadedus ja kõik see ja lõpuks ta ei olnud kunagi mingi füüsiliselt vägivalda, mitte midagi siukest, et see ei olnud selles mõttes üldse hull, et tal oli ikkagi hea süda sees, aga
ma lõpuks tundsin küll täiesti nagu vaimselt kuidagi nii lukus ennast selles suhtes, et ma ei saa mina olla, ma nagu kogu aeg kardad, et sa ütled midagi, et äkki siis ta saab pahaseks, mingid siuksed veidrad asjad, ma just rääkisin oma praeguse abikaasaga ka sellest, sest me nägime kinos mingit filmi, kus keegi oli siukse kontrolliv mingi koht ja siis ma rääkisin talle mingist olukorrast, mis mul on elus olnud, et see on nii naeruväärne, et ma ei kujutaks ettegi, et ma kardaks midagi öelda oma praeguse abikaasa kõrval, sest et see on lihtsalt mingisugune lüliti käib ja järsku on see inimene täiesti teistsugune ja võib-olla nädal aega ei räägi suga ja mingi hästi siuke, et mingi, kas sa teed nalja või sa oled päriselt pahane või noh, et siuke veider vaimne kontroll, aga jällegi ülihea kogemus. Selles mõttes, kui ma sellest aru sain lõpuks ja tahtsin suhtest ära tulla ja ma ütlen, kas oli mingi viimane piisk, mille sa said aru või? Ma arvan, et see on vahepeal on see, et tegelikult naised saavad juba mingi aastaid enne aru või mingi aasta enne aru, aga see kuidagi okei, me oleme juba 3 aastat koos elanud ja mis iganes, et ma kuskil oma kuklas teadsin nagunii, et see ei saa toimida ja täpselt tal hakkas see usk nagu palju rohkem rolli mängima ja ma hakkasin mõtlema, et okei, kui meil oleks lapsed ja kõik siuksed asjad, aga mina ei ole sellest usust ja ta ei surunud seda mulle kunagi peale, et ma peaks mingi convertima, aga ma arvan, et ikkagi see häiris, et ma isegi ei olnud, ma lihtsalt nagu nii avatud ei olnud, on ju. Ja ma kuidagi tekkis see, ma olin ikkagi Eestiga connected, ma olen hästi nagu patriootlik, et ma kuidagi võib-olla oma sisimast teadsin, eriti ka Ameerikas elades ja juba Norras, et ma tegelikult tahaks ikkagi oma pere kasvatada Eestis ja kõik siuksed asjad, et mingi aeg oli ja ma arvan, see lihtsalt see viimane piisk oli jälle see, tal oli kombeks reaalselt teha seda silent treatment'i, ehk siis ma võib-olla ütlen midagi ja ma ei saa isegi kohe aru, et ma ütlesin midagi, sest see ei ole mingi tüli, aga midagi, mis talle ei meeldinud ja siis ta oli nädal aega haudvait. Ja ma võisin küsida umbes, et nagu, kas sa oled pahane või miks sa minuga ei räägi või kas sa tahad rääkida, täiesti tuim ja me elasime ühetoalises korteris koos. Ja siis selle nädala lõpus ma lihtsalt ütlesin talle, et nagu okei, nüüd me lähme lahku ja siis ta hakkas kohe muga rääkima. Ja aga siis ma olingi, et aga selleks hetkeks, kui naine ütleb sulle, et nüüd me lähme lahku, rong on läinud, see rong on läinud juba 3 kuud tagasi võib-olla vaata, et ma ei ütle siukseid asju nagu niisama. Kui minu huultelt see tuleb, siis see on nagu final. Ma ei ole kunagi siuke, kes loobib siukseid asju. Ja siis nii ta oligi. Ja muidugi ta algselt nagu üritas seda siluda ja ta ei arvanud, et see on nii tõsine ja lõpuks ta seal ka nuttis ja palus vabandust, kui ma seletasin kõikide nende seletasin neid olukordi, mis minu jaoks tundusid kontrollivad, siis ta kuidagi tagantjärele ilmselt ka analüüsis oma käitumist ja sai aru, et selles mõttes ta oli nagu hea inimene, et ta oli siuke hea õppetund, et ta ei olnud liiga ekstreemne, on ju. Aga õpetas mulle täiega seda, et mul tekkisid hästi siuksed mingid kohesed äratundmise asjad järgnevates suhetes või mingites kas või lühemates teemades või isegi sassiga, kes oma abikaasa nüüd, kes on imeline ja aastatega me oleme nii palju õppinud üksteist ja kuidas kommunikeerida ja olla avatud ja kõik see, aga alguses sa ju õpid alles tundma ja ka tema juures olid mingeid asju, mis võib-olla ta äkki kui ma ei oleks targem olnud või ma ei oleks olnud seal kontrollivas suhtes, ma oleks lasknud võib-olla olla tal armugade või mingid siuksed asjad. Et ma hästi kiirelt kohe, et okei, mulle ei sobi see, et see on mingisugune veider kontrolliv asi, see ei ole põhjendatud, miks sa praegu pahane oled. Mõtle selle peale, miks sa pahane oled ja noh, et tõesti, et mul oli hiljem mingeid väikseid lühemaid teemasid ka, kus näiteks oletame, sul hakkab mingi tüübiga teema, ta laikib su Instagrami pilte, oletame, seal on reisil tehtud pilt bikiinides, on ju, Eesti poiss, mis iganes. Ja siis, kui te olete juba mingi 2 kuud nii-öelda suhelnud, siis järsku sa paned järgmisel reisil bikiini pildi ja see mingi, mulle ikkagi ei meeldi, et siuke pilt üles läks ja et nagu, ma ei tea, hästi siuke, oota, aga enne sulle meeldis, enne sa laikisid, me hakkasime suhtlema, et nagu mina ei ole muutunud, mu käitumine ei ole muutunud, ma ei ole teinud midagi sketšit, et sa peaksid nagu mind umbusaldama, on ju. Ehk siis tegelikult see on sinu ebakindlus ja kui sulle see ei sobi, siis ei saa kahjuks edasi liikuda ja tegelikult, kui sa kohe alguses paned nagu asjad paika, siis see ei jõuagi väga ekstreemsustesse minna, sest esiteks, kas see lihtsalt saab läbi, sest sulle ei sobi või talle ei sobi või siis see inimene ikkagi saab aru ja muutub. Et noh, et see on lihtsalt nii hea õppetund olnud, sest ma nooremana ma ju ei märganud neid asju, sellepärast ma olingi lõpuks 3 aastat seal, kus ma olin mingi, kuidas see juhtus nagu mina olen nii mingi elav ja outgoing ja ma olen mingis ülikontrollivas suhtes, on ju, et kuidas ma lasin sellel juhtuda. Aga see tuleb nagu vaikselt ja salaja, et see elutarkus täiega. Ja et ma olen kõikide suhete osas täiega tänulik. Et noh, thank God lihtsalt see on ka vedamine, et mõni naine on ju väga halvas suhtes ja see läheb väga ekstreemses kohta väga kiiresti ja sa ei näe märke, et noh, et see minu jaoks oli nagu siukene hea kogemus ikkagi pigem. Mis see teie sassiga lugu üldse on?
Sassiga me kohtusime nüüd siis 8 aastat tagasi äkki jõusaalis ja ta oli täpselt sükene nagu, ta oli süke hea poiss kuidagi kohe. Ta oli nii sellisest täpselt enne teda jõusaalis. Ta oli mulle juba aasta enne seda, kui me päriselt suhtlema hakanud, üritanud kirjutada, aga ma ei vastanud talle siis, sest tollel hetkel mul oli üks teine mingisugune suhe käsil ja siis ma ei hoidnud 2 raudu tules. Ehk siis ma ei vastanud talle ja siis oligi mul mingi mitu sükest nagu pettumust või ikka vallalised naised, kes on olnud mõnda aega vallalised, see on täpselt see, et siuksed südamevallud võivad olla ja mis iganes ja sa pettud meestes ja siis lõpuks, kui mingi aasta läks äkki veel sellest mööda ja siis ma otsisin ise Sassi üles, sest ma nägin teda uuesti jõusaalis, sõbranna abiga kuidagi stalkisime ta üles ja panin talle mingi like'i või follow, ma ei mäleta, ja ta kohe kirjutas mulle uuesti aasta aega hiljem, et nagu midagi jõusaali kohta. Ehk siis ta oli nagu oodanud põhimõtteliselt, mitte teadlikult, aga just kui ta oli avatud, on ju. Ja siis me hakkasime suhtlema ja temaga oli hästi naljakas see, ma alati ütlen, et nagu võtke lihtsalt see hea poiss, nagu võtke see hea südamega lahke inimene, kõik välimus, riided, autod, mis iganes, mis on mingid ideaalasjad su silmis, mis sa tahaks, et oleks võib-olla mingi unistuste mehel. Kõiki neid asju sa saad tuunida aastatega, muuta, mis iganes, sulle ei meeldida prillid, saad neid vahetada, aga see hea süda on see, mis kannab tegelikult teda aastakümneid, ma arvan, ja ma näen ka ma olen lihtsalt nii tänulik, et ongi tihtipeale mingid, ma ei tea, murekohad meil elus või mis iganes, kas või see lapsega teema on ju. Sa näed, et ta on avatud ja tal on hea süda ja kui sa väljendad oma mingeid emotsioone talle, ta kuulab sind päriselt ja ta päriselt hoolib sinust, seega ta päriselt tahab muutuda ja kõiksugu mingisugused suhte algus on alati süke, meil oli ka, kuigi ta oli väga hea ja kõik, siis ikka tekivad mingid erimeelsused või õpite üksteist tundma, alguses koos elades on mingid asjad või igast mingid hõõrdumisi võib olla, mis ei sobi, et siis kuidagi sa näed, et aga inimene tegelikult näeb täiega vaeva lõpuks, kui sa kommunikeerid rahulikult, mis ei sobi või miks ei sobi või mida sa rohkem tahaks. Eriti see vaimne koorem, mis meil on naistena on ju ühiskonnas, et kõik mingid sünnipäevad peavad meie õlul olema. Koristamised, toidu tegemised, lihtsalt see on ka vanemast generatsioonist ilmselt jäänud siuke traditsioonilisus, aga tänapäeval naine ei ole enam see traditsiooniline, et on ainult kodus, et nüüd meil on ka karjäär ja lihtsalt seda on nii hea on kuidagi toetava partneriga, et mingi hetk ma ka üritasin kohe suhte alguses nagu, sest sa oled naine, sa tahad seda hoolitsevat rolli täita ja sa tahad ju anda kõike, aga siis mingi hetk see tekitaski minus vastikust, et ma ei viitsigi enam süüa teha, ma ei viitsi koristada, sest ma tulen töölt ja ma olen väsinud. Ja kuidagi temaga seda arutada, ma üritan isegi nii, et ma ei tänita, on ju, üritad rääkida, et miks sa nii tunned või miks see sinus mingit väsimust või stressi tekitab. Ja ta on kohe nagu muudab ennast, hakkab aitama päriselt ja meil on nagu kodus rollid nii hästi ära jaotatud nüüd ja see on muidugi aastate pikkune mingi progress olnud, aga seda ei saaks juhtuda, kui ta oleks mingisugune asshole ja ta ei oleks suletud ja ta oleks nii kinni oma mingis vanades rollides või mis iganes, et ma ütlen mingi esimesed paar kuud, ma arvan 3-4 kuud, ta oli kohe hästi sükene avatud, ma meeldin talle, ta tahab mind tundma õppida, 0 küsimust, ta kirjutas mulle iga päev, sul oli kõik need kahklused, mis sul olid varasemates teemades, sa oled mingi wow, on ju, et kuule, mingi 2 päeva võiks ikka vahele jääda enne, kui sa mulle kirjutad või mingit, sa oled nagu liiga hea, vaata. Ma ei tea ja siis nüüd ma mõtlen, et thank God, et ma talle võimaluse andsin, sest algselt ma ei näinud teda ka rohkema kui sõbrana, sest ongi, sul on endal mingi võib-olla tal ei ole seda või äkki mingid need välised, mingid pealiskaudsed asjad, mis sa kuidagi ideaalmaailmas võib-olla tahaks, et oleks teistmoodi, siis lõpuks mõtled, et nagu lõpuks käis mingi klõks ka ära, sest et lihtsalt ta oli nii hoolitsev ja süke ja ma mõtlen ka, et ja see ei olnudki mingi näitemäng, et ta ongi lõpuni olnud süke nagu vaoshoitud, malbe, hästi hoolitsev, hästi hea südamlik, ta on ema ja õega kasvanud ainult on ju, ehk siis ta nagu austab naisi ja süke. Jah, mu ema kogu aeg ütleb mulle ka, et sul on ju Sassiga vedanud muidugi, sul on nii vedanud, et ta on nii hea inimene lihtsalt ja on ka, aga see on ikkagi tööd ka võtnud. Et jah, praegu kindlasti mu ema kiidab mega heaks, eriti kui nagu mõeldes sellele vanale suhtele, siis kus ma talle helistasin pidevalt ja mingi nutsin, siis ma arvan, mu ema on praegu täiesti mingi, ma arvan, kõik mu lähedased, nagu kõik mu sõbrannad, kõik nad on mingi Sassi täielik fännklapp peale neid teemasid, mis mul enne seda oli. Nii et jah, ta on täielik mingi rüütel valgel hobusel. Kuidas teil Sassiga see, ta nagu
figureerib ka ju kogu aeg taustal, ütleme sinu YouTube'i vlogides ja kas teil on nagu mingid piirid paika pandud või kas see suhe kuidagi erineb siis ekraanil versus see päris suhe või on mingid tülisid sellest või kuidas see kogu see, et see vlogimine tundub, et sa pead kogu aeg sul kuskil see kaamera on nagu kaasas, et kas ta ei ole nagu ei ikka nagu ma kuidagi mingil hetkel sain aru, et okei, mu pere tegelikult ei taha väga, et neil oleks kaamera näos või inimestel tekib see kaameraplokk, kui ma ise alustasin YouTube'is, mul oli sama, see alguses on niisugune piinlik tunne või et mingi kaamera ära filmi mind, et see kaob muidugi minul, kes ma olen 8 aastat YouTube'i teinud, ma ei mõtlegi selle peale, aga et pereliikmeid ma olen üritanud vähem filmida või kuidagi niimoodi maitsekalt ja sama on tegelikult Sassiga, et ta ei ole kunagi öelnud, et ära filmi mind või mingid tülisid meil ei ole olnud, aga ma näen tema iseloomust kuidagi, et ka vahepeal on jah, et mingi kaamera, mis asja, et ta kuidagi lepib sellega, aga ma ise hoian seda niimoodi minimaalselt, aga ma tean, et ma ütlen, mu see YouTube'i kogukond on ka, nad ilmselt ka näevad, et Sass on nii tore ja siuke hea südamlik, siis neile meeldib Sass. Ja kui Sass on videos kõigile meeldib, et tegelikult ma arvan, et Sassile ka meeldib see tähelepanu mingil määral natuke, aga ta on kindlasti häbelikum ja siuke. Aga iga kord, kui ma mis iganes aastate jooksul olen olnud, et kuule, nüüd me peaks tegema mingi paarikeste Q&A, see on mingi idee, mis mul on, ta ei ole kunagi öelnud, et mingi ei, ma ei tee või pigem ongi see, et me peame mingi tund aega enne filmima ja siis ta lõdvestub ja siis hakkab alles seda video, sest et alguses ta on mingi hästi lukus või midagi siukest, aga ei. Ma ütleks, et tegelikult, kui nüüd mu viimaseid videoid ikkagi vaadata, siis ta figureerib suhteliselt vähe. Et ma niimoodi, ta ikkagi siin-seal on, aga enamalt ma olen üksi kaadris, ta on lihtsalt kuskil teises toas või mis iganes ja kui me tõesti koos käime, siis ta on muidugi kaadris ja ei ole probleemi olnud. Võib-olla ongi, sest sellest ei ole kunagi mingit teemat olnud või ta ei ole mingit halba tagasisidet saanud kelleltki töökaaslastelt või kus iganes on ju, sest ta on niivõrd vähe pildis olnud, et jah. Ta on siuke nagu silent support, aga kui vaja, siis ta teeb kõike koostöödes Instagramis, mis iganes, et kui ma ütlen ikkagi, et nii, kui meil tuleb turvatooli koostöö ja sa oled lapse isa, siis nüüd sa võiks olla, siis ta saab aru. Teeb ära. Ta on kuidagi leppinud selle sisuloome ja kõigega. Oota, aga kuidas see üldse, mis oli see üldse see klikk sulle, et okei, ma nüüd hakkan YouTuberiks? Sest mäletad sa nagu millest ma arvan, see kõik ikkagi on kuskil mu sees olnud alati, et mingi pilte teha või mingi siuke, juba kui ma olin mingi 16 kuskil Paide restorani taustal mingi sõbrannadega peol, teeme pilte Orkutisse või mis iganes on ju. Et kui sa oleks väga siuke võib-olla malbe või häbelik või sul ei sobiks see tee, siis sa et minus juba olid mingid märgid. Ja ma alustasin seda kuidagi hästi trennipõhiselt, sest et ma alustasin oligi 8 aastat tagasi ja tollel hetkel mu ülemus oli bikini fitness võistleja. Ja kuna ta oli full bikini fitness, ta tegi mingeid sponsorlusi, tal olid mingid, ma ei tea, mis ta seal sai nokosid ja asju, siis ma mõtlesin, et aga mulle meeldib ka pilte teha, mina tahan ka äkki mingeid sponsorlusi vaataksid võtta. Ja kui ma nagunii kütan seda sisu siia, siis miks ma ei võiks sellest midagi saada ja siis ma mõtlesin, et okei, keerame selle teadlikumaks, teeme selle mingiks trennikanaliks ja see esimene aasta justkui oligi nii. Aga mingi hetk ma sain aru, jällegi see ei ole see, et ma ei arva, et ma ei näe hea välja või mis iganes, aga ma sain aru, et see lihtsalt välimus või ilus pilt nagu ei kanna mind edasi. Et oli ka tollel hetkel neid mega ilusaid supermodelle, kes võisidki ainult selfie panna ja kõik engagement oli. Aga ma tundsin, et selleks, et inimene päriselt tahaks mind jälgida, ma arvan, ta peab nägema mu iseloomu või kuidagi saama mingit muud sisu ka. Et jah, jällegi ma ei ütle, et mingi ma ei olnud piisavalt ilus, aga at the end of the day see oli see, et see nagu ainult ei kandnud mu sisu, ma tundsin. Ja siis ma mõtlesingi, et mulle täiega meeldib YouTube ja ma olen siukene jutukas ka, et ma siis proovin YouTube'i hakata tegema, et seda mingit ideed sisuloomet, mis ma tahtsin proovida, seda nagu turgutada. Ja ma tunnengi, et kõik, mis mul on praegu selles nii-öelda karjääris, mis ongi sisuloome karjääris, see on tänu sellele ikkagi, et ma alustasin YouTube'i, sest see annab, tollel hetkel ei olnud sul üldse storysidki Instas, keegi ei teinud mingeid kõnelevaid videoid, ehk siis sa ei saanudki kuidagi oma iseloomu peegeldada oma sisus. Kui sa just ei osanud mingeid üliägedaid pealkirju kirjutada, ma ei osanud, ma ei ole sõnasepp, on ju, samamoodi mingi pildid, nad jäid alati mingi piirini. Ja siis ma tundsin, et okei, ma hakkan tegema neid videoid ja videod kuidagi kohe said nii palju head tagasisidet, võib-olla ongi teed mingi nalja või kuidagi inimesed ei oota äkki, et su iseloom on selline nagu see on. Ja see kuidagi hakkas niimoodi nagu veerema ja jällegi mul ei olnud kunagi seda üleöö, et panen esimese video, 10 000 vaatamist, võib-olla 10 000 vaatamist tuli äkki mingi peale 5
aastat, kus ma iga nädal tegin video, on ju. Et noh, et see ikkagi alguses oligi see 100, ma mäletan, ma ütlesin Sassile, et 120 inimest vaatas mu videot, 120 inimest, on ju. Et sa pead nagu tänulik olema selle kõige eest, kus sa oled tulnud ka. Et jah, ja siis see YouTube niimoodi jäi, ma nägin, et see toimib ja mulle meeldis see ja see võtab hullult tööd. YouTube on ilmselt kõige aeganõudvam kõikidest platvormidest. See tundubki väga hirmutav selle juures. Ja, aga ma tunnengi, et sa peadki seda nautima nagu kõike, on ju, et seda hästi teha. Aga ma ise naudin ja ma olen nõus seda aega panustama ja ma lihtsalt näen, et see kogukond on ka hästi toetav. Ma ise suhtlen nendega vastu kommentaariumis. Mulle tundubki, et miks ka isegi mul mingi Instagramis või TikTokis on jälgijaskond. Need on ikkagi see sama kattub suht. Ja YouTube'i jälgijaskond on hästi. Kui ta ikkagi viitsib vaadata pool tundi järjest, siis ta on väga kaasatud ja ta on väga hooliv ja ta päriselt tunneb sind, on ju, versus see, et panen like ja follow, et äkki mingit loosi võita, on ju, et need YouTube'i jälgijad on siuksed hästi, nad on siuksed päris toetajad, nad päriselt tunnevad sind. Et see on siuke äge, minu lemmikplatvorm kindlasti siiani. Oled sa mõelnud millalgi, et noh, nagu sa ütlesid, et alguses ja siis tollel ajal võib-olla ei olnud story'sid asju. Nüüd nagu kõike juba saab TikTokist põhimõtteliselt on nagu noh, käib siuke tunne nagu kõike võib seal postitada, jagada ja rääkida, mida iganes on ju. Ja samamoodi need story'd, et äkki nagu, äkki enam ei viitsi nagu. Või kui laps tuleb, et äkki nüüd lõpetaks selle vlogimise ära. Selles mõttes ma olen teinud mingeid pause iga nädal iga nädal ühe video, noh vlogmas siis ma tegin 2 videot nädalas ja nii, aga ja on momente, kus näiteks suvel, eriti eelmine aasta, mul oli see vaimse tervise aasta, jagasin kõike ka oma YouTube'i vaatajatega ja ütlesingi, et tead, ma nüüd võib-olla 2 kuud ei tee ühtegi videot, et mul on selliseid pisikesi pause olnud, aga ma ikkagi näen ka, et see ei ole see, et ma siis tulen 2 kuu pärast tagasi ja kõik on täpselt sama. Siis sa pead hakkama vaikselt uuesti üles kasvatama, et ikkagi mingid vaatajad on ära kadunud. Minul on alati sotsiaalmeedias see, et ma ikkagi pean järjepidev olema, kui ma tahan tulemusi saada. Ja niisugust nagu full ära lõpetamist ma ei ole mõelnud, et mulle lihtsalt nii väga meeldib see, aga ma üldse ei välista jällegi, sest kõik muutub, sotsiaalmeedia muutub, aga minu jaoks Instagram millegi pärast, ma ei tea, kas see ongi see, et ma olen millennial või mis see on. Meil olid alati need pildiplatvormid olid siuksed, et sa paned ilusa pildi mingist sünnipäevast või kui sa lähed peole, et seda, et Instagramis mingi hullult nagu mingit siukest, ma ei tea, ninakoll ripub on ju mingit sisu näidata, ma ei näita seda YouTube'is ka, aga noh, justkui nagu mingi mega päris elu. See tundub minu jaoks hirmutav, et mul tihtipeale tuleb kirju, et su Instagramis võiks olla rohkem mingi päris sisu või et sa kuidagi üritad hoida liiga esteetilist joont, aga siis ma mõtlen, et aga mu sõbranna Mari paneb ka ainult siis perepildi, kui ta käib fotograafi juures või Dubais reisil. Miks mina pean panema mingisuguse? Ja mine vaata mu YouTube'i, kui tahad. Ja ma ütlengi, aga YouTube kuidagi, sest seal ma olen ennast juba avanud ja ma olen harjunud seal rääkima ja näitama ja nutma ja mis iganes. Et seal ongi see, et seal sa näedki päris elu, et eks seal ka ma üritan hoida seda sisu ikkagi ilusa ja huvitavana, et inimene üldse viitsiks vaadata, aga seal ikkagi näeb palju rohkem ja ma arvan, kuna mul on alati see YouTube'i väljund olnud kõrval, ma ei olegi kunagi üle tulnud sinna Instagrami väga, et ma storydes oleks mingi te ei kujuta ette, mis mul juhtus, noh, mis ma ilmselt teeks, sest see isiksuse tüüp on minus olemas, aga kuna mul on YouTube'is, ma teen seda pigem seal. Ehk siis jah, minu jaoks Instagram on lihtsalt läheb teine kaamera käima, kui sa neid emotsioone, see läheb su nädala materjali. Et Instagram stories ma olen siuke klassik, ma arvan, millennial, et mulle meeldivad, ma jagan ka nagu päris elu hetki, aga ilusas võtmes. Mulle meeldib endale ka jälgida esteetilisi kontosid, ilusaid pilte. Ma ei tea, lihtsalt kuskilt see on tulnud, et kõik ju postitavad oma ilusaid hetki. Miks te minult tahate mingit, ma ei tea, mida on ju. Et jah, YouTube, ikka ma jõuan alati sinna tagasi. Et kui keegi mult küsiks ka sisuloome mõttes, et kuidas sa ennast nii-öelda nimetaks, siis ma alati ütlen, no ikka YouTuber. Et see on, ma arvan, põhiline see, kus inimesed on ja jääb veel. Just veel jääb. Noh, ma räägin never know, mis lapse kasvatamine toob, aga ja ma ei usu ka, et ma kunagi oleks siukene perekanal, et ma kuidagi hakkaks oma lapse pealt raha teenima või et laps oleks mingis fookuses. Ma kindlasti ei peida oma last, aga ma ei näe, et ta igas videos oleks põhikaadris, et kuidagi niimoodi maitsekalt võib-olla natuke näidata, aga jah, et see isegi kui see on mingi perekanal, et ma kuidagi ei taha nagu niimoodi, ma arvan, jagada päris maailmaga, vähemalt senikaua, kuni ma näen, et laps ise on nõus ja mul oli noorema vennaga sama, kes on praegu 16, aga kui ma alustasin 8 aastat tagasi, ta oli 8 ja siis ma olin ülikool YouTuber, oh my god, ma tahan igas videos olla ja teeme koos retseptivideoid ja teeme koos TikToki tantse ja mu vend oli igal pool ja siis järsku sa näed, et üks hetk nagu
üldse ei taha ja ma tõesti austasin seda, ma olingi mingi täiesti fine. Et siis ma ei taha ka oma lapsele nagu piinlikku asju või vähemalt kui ta ongi lõpuks seal 7-8 ja ta ütleb mulle, et ta tahab. Vähemalt tal jääb see emotsioon, aga ma ju tahtsin ja see oli tollel hetkel mul äge. Aga ma ei taha kunagi, et mu laps vaataks tagasi, et miks must mingi vannikaader on alasti imikuna kuskil mingi ja 20 000 inimest on seda näinud, et nagu kui sul üldse pole sõnaõigust või seda arvamust veel, siis see tundub kuidagi sihuke, et siin-seal ikka, aga mitte nii, et ma ei tea, thumbnailil on mingi lapse nägu ainult ja kõik rõhk on nüüd lapsel, et see tundub kuidagi sihukene veider tänapäeva ühiskonnas. Ja mõelda, et sa tegid seda kõike nagu oma tavatööga. Nüüd sul on nagu oma ettevõte, aga enne, ma ei kujuta ette nagu, kuidas sa nagu 8 aastat seda teinud nagu reaalselt. Aga vaat sulle peabki meeldima. See on täpselt see, et inimesed vaatavad nüüd nagu, et sa pead tegema, et sa tahad seda teha. Ja see ongi inimesed vaatavad mingeid edukaid influkaid, äkki minust on ju veel suuremaid ja kes kõik teevad koostööd ja teenivad sellega elatist ja see on täpselt see elu, mida ma tahan. Minu see naiivne algusmõte oli ju see sama, et mu see ülemus sai mingi Noko kasti, et ma teen ka sisu, aga kuidagi mul joppas või sobis see, et mulle päriselt meeldis see ka. Aga kui mul ei oleks meeldinud või ma oleks seda teinud vastu tahtmist või see hakkab läbi peegeldama, see ei tundu enam autentne, on ju. Ilmselgelt inimesed saavad aru, kui sulle ei meeldi või sa oled mingi üliväsinud ja ülitülpinud sellest, mida sa teed. Et ma arvan, mis mind ongi hoidnud ka selle täiskoha töö juures, miks ma olen tahtnud ohverdada neid õhtutunde ja nädalavahetusi, sest et mulle päriselt meeldis. See oligi sükene mingisugune loov väljund mulle, minu mõtetele või issa, mul on süke videoidee ja ma saan seda teostada või et ju siis see mingi loovus oli mul alati olemas ja ma olin nõus ja ma ütlen, et ma sain täpselt nii palju ka kogu aeg oma publikult tagasi, et vaikne kasv oli kogu aeg, mis ka mind motiveeris, ma mõtlesin, et okei, et ma siis teen, aga seda ma arvan allaandmist on ka hästi palju nagu igas valdkonnas, et sa lähed kuhugi tööle, mul üldse ei sobi see töö, absoluutselt mitte, lähen ära. Et ma arvan, sisuloomega on seda sama, et paljud vaatavad ja tundub hästi lihtne, aga tegelikult see ei ole päris nii. Aga mis on sinu jaoks see kõige tekitanud kõige rohkem neid tundeid, et ma enam ei taha teha? Ma arvan, ongi mingi kriitika ikkagi, et enamjaolt mul on hästi, ma ütlen, mis mulle hullult meeldib, ma olen täiega, mulle lihtsalt meeldivad naised, seda kõige paremas mõttes, mulle meeldivad ägedad naised ja mu kõik vaatajad on naised, minust 95% statistiliselt Instagrami jälgijaid on mul naised, minu vanused. Ehk siis on, mitte, et mul ei ole meeste vastu ka midagi, kui keegi mees kuulab, aga lihtsalt ma olen siuke nagu naine ja lihtsalt nagu seda tagasisidet ja sükest kaasa mõtlemist on hästi palju ja see publik on hästi positiivne ja mul ei ole kunagi olnud sükest mingi kommentaar, mingid sisutühjasid asjusid väga, et see on alati olnud süke hästi teadlik ja soe, aga arvata on, kui sul on vahepeal mingi 20 000 vaatamist videole, et seal juhtub ka mingeid võõraid, kes ei tunne sind või kes ei ole nii toetavaid või kes ei mõtle võib-olla nii sinulikult ja on igasuguseid nagu sükseid vastikuid kommentaare on ikka olnud ka just mingitel hetkedel, kus sa näiteks ise, oletame, et sul on 2 kuud mingisugune inspiratsioonipõud ja sa kuidagi nagu üritad ikka järjepidev olla, aga sul, ma ei tea, ideid ei ole ja mis iganes ja siis järsku sa saad mingi hea motivatsioonilaksu ja sa tunned ennast nii hästi ja siis keegi kirjutab umbes, et mingi su sisu on nagu nii halvaks muutunud ja seda on näha, et sa ei nauti enam, siis mingi, ma just hakkasin nautima nagu või et see on alati, mis mulle teeb haiget, ongi see läbimõeldud viisakalt kirjutatud, aga samas sa saad aru, et see on nagu halb ja et ta tahab sulle nagu sutsata siuke kommentaar. Ja see on alati see, et ma ei taha nagu õel olla, aga ... ja siis siukseid asju. Ehk siis ma arvan siukseid hetki, kus ma olen reaalselt näinud mingit kommentaari ja hakkan nutma, on olnud võib-olla 8 aasta jooksul mingi 3 korda, sest et see on kuidagi nii halval ajal tulnud. Ja siis jälle sass on pidanud mind lohutama, aga siis ka ma tihtipeale näiteks olen jaganud seda oma YouTube'is ja siis see laviin, mis sealt tuleb neid toetavaid naisi, kes kõik nii-öelda tunnevad mind ja saavad aru ja see on kuidagi seda jälle parandanud, et jah, et sellised üksikud korrad on, kus ma olen olnud, et vot see on kõige raskem selle juures. Ja üldse siuke, et sa tahad nagu midagi võib-olla vahepeal, et kui sa kuuled midagi või mingit kõlakat, mis on nii naeruväärne enda kohta või mis iganes, siis sa tahad nagu, just oli ülihea näide või ta on nii random, aga login jõuludel sisse TikTok'i on ju. Ja siis mul on mingisugune DM. Sa kuidagi nagu saad ka aru sellest võib-olla kõneviisist või et natuke noorem inimene ja süke, et umbes, et mingi
ma ei tea, kas sa nägid, aga umbes, et mul oli mingisugune video üleval, kus oli sass ka. Ja siis seal video all oli umbes, et mingi ma nägin seda meest suudlemas teist naist laboris laupäeval. Mingi süke, esiteks, kui ta üldse tunneks sassi laboris. Ta ei joo alkoholi, ta on mingi maks introvertne IT-kutt. Ta, ma ei tea, kui ma maksaks talle mingi 5 tonni, ma arvan, ta ei läheks ka laborisse nagu, no mis iganes, et see on juba naeruväärne. Ja siis see DM oli siis toetas neid kommentaare, et ma ei tea, kas sa nägid, aga sinu video all on sellised kommentaarid, et ma loodan, et sa tead, et sellised kõlakad on. No seda oli aru saada, et see oli mingi noorem kontingent, aga umbes nagu ja kõige nagu haigem on see, et ma olin see laupäev sassiga koos olnud. Nagu me vaatasime Stranger Thingsi kodus. Nagu, et sa tead, et see on nii naeruväärne ja siis see esimene emotsioon on olla nagu, et ei, et me olime kodus koos ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu kellele ma pean midagi tõestama. Et ma ei viitsigi, kustutasin selle kommentaari ära ja vastasin sellele DM-ile viisakalt ja siis see, kes mulle kirjutas, oli ka, et issand, okei, thank God, et lihtsalt ma tahtsin, et sa teaks, on ju. Aga korra see tekitab jälle seda, et sa nagu te ei tunne mind või nagu te ei tunne sassi. Mind nagu kõige rohkem ajabki endast välja alati, kui keegi mu lähedaste kohta midagi ütleb. Et see, et sa arvad, et mina olen mingi igav ja kole ja vana ja lapsetu ja mis iganes kirju ma olen saanud aastate jooksul. Aga et sa ütled mingi, et reaalselt inimene, kes on nagu nii kodune ja rahulik, et ta pani kuskil laboris tatti mingi naisega laupäeva öösel, kui me olime koos kodus. Või noh, et nagu see on nii naeruväärne. Aga siis mul oligi, et tead, aga ma ei saagi, on ju, see käib sellega kaasas, et noh, mis iganes, et sa lihtsalt ise pead teadma, sa ise tead, kes sa oled, sa tead, kes on su partner, et jah. Ikka neid hetki, kus ma ikka stressasin selle pärast nagu mingi 2 päeva just, et see oli sassi kohta. Sassi isegi ei tea seda tarvitsid nüüd kuulab mingi what the hell. Aga ma olengi siuke, et ma tahan seda kaitsta, ma ei taha peale öelda siukseid asju ka. Ehk siis ma ei räägigi sellest ja siis ma olin mingi 2 päeva mingi stressasin, et issand, sealt tuleb mingi hull kõlakas ja ma tahaks nii väga teda kaitsta, aga what's the point, on ju, et sa ise nagu tead ja see oli, no ja siis ilmselgelt mingi 2 päeva pärast see oli kadunud ja mitte kedagi kotti, on ju, aga sellel hetkel ma olin mingi, issand jumal, ma ei kujuta ette, kuidas mingid päris suured nagu skandaalid ja kui keegi on nende keskmes, siis ma olen lihtsalt mingi couldn't do it, noh, ma ei tea, nii keeruline. Oota, aga YouTube'i kõrval me ei ole üldse rääkinud sinu trennist. Minu ettevõttest. Sinu ettevõttest. Et selle kõige kõrval, oma palgatöö kõrvalt ja oma YouTube'i kõrvalt kuskilt leidsid sa veel aja, et oma treeningplatvorm luua. Kus see üldse vajadus tuli? Miks sa seda tegid? Kuidas see kõik idee sündis ja sellest ideest teostus sai? Anna meile kõik. Kuidas see kõik toimus? Algab jälle sellest, et mu kogu sisu sai alguse trenni teemal. Ma tegin esimesed aastad ainult trenni teemalist sisu. Siis ma juba nägin, et okei, et inimene oleks kaasatum, ma pean näitama ka oma elu natukene ja siis see kuidagi läks nii nagu ta läks, et see mu sisu on rohkem mu elu nüüd, aga trenn on alati jäänud minu ellu ja mu sisusse. Ja siis ma arvan mingi paar aastat tagasi inimesed hakkasid küsima mult YouTube'is, et tahaks ka minult treeningkava osta või mis iganes. Ja ma olin kohe, mina ei ole mingi treener, ma olen mingi TikToki kava ja mingi, ma ei tea, miks see toimib või kas toimib, aga ma lihtsalt teen seda, aga inimestele ju siis meeldis see tulemus või mis iganes. Siis ma mõtlesin, okei, teate, kui te olete nõus, ma panen teile kokku umbes, et ma filmin isegi videot sisse, mida ma teen ja mis iganes, aga umbes oma aja eest, kui te mingi 2 euri olete nõus maksma selle PDF-i eest, kus on videod ja asjad, siis nagu, siis ma olen nõus, on ju, või midagi. Ja siis ma proovisin niimoodi, tegin mingi kodutrenni videod, lihtsalt selle oma teadmiste põhjal, mis ma olin õppinud ja uurinud, aga noh, sa ei ole selles mõttes ikkagi treeneri haridusega, aga noh, mingi interneti teadmised mul olid. Ja siis jumala palju inimesi ostis seda, mis iganes nagu YouTube'i kava, vaata. Ja sa oledki hästi peegeldadki, et aga noh, see on täiesti minu kava ainult, ma ei tea, teie tehke, kuidas te tahate. Ja see läks kuidagi nii hästi käima, et mul tegelikult ammu juba tekkis mingisugune soov, et ma tahaks seda kuidagi paremini teha. Jälle see perfektsionism või midagi, et tahaks, et see inimene, kellel on võimalik ainult paar euri või 10 euri maksta või mis iganes, et tema saaks ka ikkagi hea asja. Ja kui ma näen, et huvi on nii suur, siis ma ammu juba rääkisin jälle mu abikaasa töötab IT-s, et ma tahaks teha spordiäppi. Et ma olin ainult kasutanud välismaa äppe, aga ma tahaks, miks Eestis ei ole sükest, et ma saangi jõusaali minna ja mul jookseb harjutus sees, ma panen järgmine, tuleb järgmine seeria, ma ei pea mõtlema, mitmes seeria mul on, noh, et kõik süksed asjad. Aga kas eesti keeles ei ole ühtegi Eesti äppe? On igasuguseid treeningplatvorme, aga sükest, et sa jõusaalis saaks nagu toksida harjutusse läbi, sükest ei ole. Et kindlasti on mingeid äppe, kus sul on see kava
üleüldiselt ees ja nii. Aga oligi, ma lihtsalt ei leidnud ja ei olnudki siiani, võib-olla on nüüd, aga ma ei tea rohkem ka, et oleks ükseid päris jõusaaliäppe, et ta jooksebki sul ees taimeriga, pausid, asjad. Siis muidugi mu abigas ütles mulle, et kui sa tahad äppi ehitada, see maksab mingi mitukümmend 000 eurot, et me ei ehita seda mingi 5 aastat tagasi juba, on ju. Aga siis nüüd mingi aeg jällegi, ju siis ei olnud vaata eluplaan kuidagi, alati see on sama nagu selle lapsega, et sa nagu arvad, et sa tahad mingil ajal midagi teha, aga tegelikult see elu viib su kuhugi hoopis mujale kohta ja siis lõpuks, kui see juhtub, siis sa näed, et issand jumal, nii õige, et see tollel hetkel ei juhtunud. Ja selle äpiga oli sama, et siis nüüd mu abikaasa tuli ise mu juurde mingi aasta tagasi, et mäletad seda plaani, mis sul oli, siis ma mingi jaa, muidugi ma tahaks seda aega teha, et nüüd on turg nii palju edasi arenenud, et seda on palju igasuguseid tööriistu asju, mida saad kasutada, et sa ei pea kohe nagu nullist seda kõike ehitama ise. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, davai, teeme ära jälle see, et hirm, et äkki keegi ei taha, äkki keegi ei tule, äkki me kukume läbi, sest me ikkagi alguses panime mitte küll mitukümmend tuhat, aga ikkagi mitu tuhat sinna sisse ise oma sääste ja siis ikka mõtled, et äkki see lihtsalt kraanist alla, on ju, et mingid hirmud on ikka, aga tegime ära ja kuidagi läks nagu, ma ei saa, jällegi see on sükene, ta läks käima, aga see on sama nagu mu YouTube'iga, et ta läheb nagu hästi niimoodi kulgevalt, et see ei olnud see, et ma ei tea ju, mis saab, kui ma selle launchin, kas ma saan nüüd miljonäriks olla, on ju. Aga siis sa näed jällegi, et okei, ei, kogu see mu elukogemus, et ma pean ikkagi tööd tegema ja see ongi täiskohaga töö, nagu terve see aasta, mis me oleme turul olnud, nii palju tööd on läinud sinna sisse, et treeneritega suhelda ja ma ei tea, neid treeningkavad sisse filmida, need üles laadida, kõik see tehniline pool äpis, turundus, et see on julm töö, aga jällegi sa näed, et see nagu vaikselt kasvab, inimesed tulevad kaasa. Ja see point oligi mul see, et selles äpis nüüd on ikkagi ainult sertifitseeritud personaaltreenerid, nemad teevad neid kavasid, see ei ole Karini tehtud kava, on ju. Lihtsalt see on mingi minu rakendus, mida ma eest vean. Ja nüüd ongi see, et see äpp maksab 14,99 ja minu see point oligi see, et okei, kui sa tahad eratreeneri kava, tihtipeale see on siuke 75 kuni 200 eurot olenevalt, mis sa sealt siis tahad või kui tiipiks te lähte selle treeneriga. Aga paljudel ei ole seda võimekust seda maksta, et kuidas siis ikkagi saada seda kvaliteetset, päris pädev inimene teeb sulle hea kava. Ja siis see kuidagi tundus see äpi formaat hea, et muidugi treeneritele ma maksan ka tasu, aga inimene saab siis palju soodsamat ja treener teebki siis selle ühe nii-öelda rohkem üleüldise kava. Aga muidugi kavadel on erinevad temaatikad, et mis iganes su see nii-öelda eesmärk on tollel hetkel, et siis treener teeb nagu mingid erinevate teemadega kavasid. Ja siis see mugav äpp muidugi, mis inimestele täiega meeldib ja nüüd me oleme mingi aasta aega turul olnud, nii palju head tagasisidet, et ma ei tea, ma pole kunagi suutnud järjepidev olla ja nüüd ma olen aasta aega olnud äpiga järjepidev, siis ma olen mingi issand jumal, see on nagu täpselt see, mida ma lootsin. Ja ei, me ei ole siiani miljonärid sellega, aga just ma nagu mõtlengi, et ma ei tea, kuhu see veel võib kasvada. Ja see esimene aasta on täpselt olnudki siuke, et nagu piisavalt palju oled sealt justkui saanud seda head emotsiooni tagasi ja sa ikkagi näed, et sinna läheb hullult palju tööd, et jällegi see ei ole siuke asi, et kui ma ei naudiks seda, ma ei saaks ega viitsiks seda teha, aga praegu see toimib ikka ülihästi ja nüüd meil on rasedate kavad, see juba tuli meil enne, kui ma ise rasedaks jäin, see plaan, et see oli ka turul üks siuke koht, kus võib-olla jõusaali kavasid. Kodutrennid on ka ju seal. Ja kodutrennid on ka, lihtsalt kodutrennidega või miks ma rõhutan seda jõusaali äppi, sest see on siuke ainulaadne, et kodutrenne samamoodi nagu teistel platvormidel sa logid sisse, sul on ka eratreeneritele tehtud kodutrennid, saad neid järgi teha, ülipalju üksikuid trenne, et sa ei pea isegi kavasid tegema, meil on auhindadega väljakutsed. Et selles mõttes seal on igasugust sisu, seal on joogat, crossfiti, jõusaali, ma ütlen rasedate nurk on nüüd, et kindlasti see aasta me tahaks pilatest lisada. Et sa logidki sinna sisse, sul on kogu aeg uut sisu, et ikkagi me kogu aeg toimetame, uut sisu tuleb peale iga kuu. Ja retsepte on seal igasuguseid valgurohkeid, mingi üle 100 retsepti ja siuke, et jah, ma lihtsalt rõhutan seda jõusaali, sest see on kuidagi see, kus see vajadus alguse sai. Aga tegelikult ongi pooled kasutajad on kodutreenijad ja pooled on jõusaalis. Ja ma ise ka olengi treeninud nüüd terve see aasta muidugi selle äpi järgi. Alguses siis lihtsalt jõusaali, nüüd meil on siis ka päris sertifitseeritud rasedate treener, kes treenibki ainult rasedaid ja sünnitanud emasid. Ta on meile teinud juba 2 programmi, nüüd kohe tuleb 3. programm, et siis sisuliselt nagu terve raseduse vältel saaks treenida erinevate programmide järgi. Ja ma tean, et need harjutused on juba nii kuidagi lahedad ja omamoodi ta teab ju, mis lihaseid me ei tohi aktiveerida, mis lihaseid me just peaks aktiveerima. Et sa pakud nagu päriselt head sisu. Sest ma ütlen, see 2-eurine kava seal YouTube'is oli ka fun mingi algusperioodil. Aga lõpuks mul oligi see, et teeme päriselt midagi sükest kasulikku ja head ja tõesti see praegu. Jällegi ma ütlen iga asjaga, mis ma teen, mul on alati siuksed kõhklused, hirmud. Eriti kuna mul ei ole kunagi olnud mitte ühegi asjaga üleöö mingi boom
edu. Et kõik asjad on alati võtnud aega, siis selle aja jooksul ma suudan alati nii palju üle mõelda ja mingeid uusi hirme endast tekitada, aga mis järgmine aasta, nüüd mul tuleb laps, on ju, et igast siukseid hirme on, aga siis ongi jooksvalt tegeled ja ikkagi siuke oma projekt ja piisavalt vabadust annab see ikkagi mulle, et ongi, nüüd ma sain palgatöölt ära tulla ja nüüd, kui ma emapuhkusele lähen, muidugi mul tuleb abiline, et selles mõttes, et kõik asjad saavad nagu lahendatud, aga vahepeal tundub, kui sa teed uusi asju või uusi projekte, siis ma ütlen, kõik, kes teevad midagi, ma arvan, neil kõigil on hirm, aga lihtsalt tehke ikkagi. Kui vähegi võimalik, proovige ikka. Isegi kui te kardate fake it till you make it, et lihtsalt teeskle, et sa oled enesekindel ja hope for the best ja siiani on kuidagi hästi toiminud, jah. Nii äge. Tõesti, sinu puhul on nagu tõesti see järjepidevus nagu ma olen jumala väsinud sellest nagu. Ma tahan üleöö edu, kui keegi teab mingit võtti. Et ma olen nagu tänulik selle eest, aga ongi, ma räägin, see tundub kuidagi siuke mingi tüüpiline eestlane. Ma oma eelmisel ülemusele ka rääkisin, et mina ei ole innovaatiline liider meie tiimis, ma olen see tööloom. Ja that's how I feel. Päriselt see ongi see, et ma olen alati kohal, kui sul on mind vaja. Ma teen alati kõike nii hästi, kui ma oskan, ma olen alati kohusetundlik, aga et see on see minu tugevus, ongi see mingi eestlase töökus nagu. Aga tead, ma arvan jällegi, siin me jõuame jälle sinna, miks sind nii väga armastatakse, sest iga teise eestlasel on täpselt see sama. Neid üksikuid pärle, neid, kes üleöö rikkaks saavad, neid on ju nagu nii vähe, aga me kõik oleme enamasti need töörügajad, kes vaikselt jõuavad sihile ja sa oled hea näide, et see lõpuks viib ka sihile. Nii et, ja raseduseks samamoodi, sa enne juba natuke mainisid seda kõike. Ma ei taha väga pikalt enam, meil hakkab aega otsa saama, aga ma ikkagi natuke korra tahan küsida, sest see on üks YouTube'i osa, mida ma läksingi YouTube'i vaatama, ma nutsin ja ulgusin kogu see teie teekond, et võib-olla keegi kuulab ja ta on tulevane ema veel, et lihtsalt mis see kogemus sulle andis, et mis te sellest kaasa võtsite, mis teid kõige rohkem võib-olla toetas, päriselt kõige rohkem aitas, kuidas te teineteist toetasite, kuidas seda suhet seal üldse sellisel teekonnal hoides, väga paljud suhted lähevad ka ju lahku, on ju. Et äkki natuke jagad sellest ka. See on ka jälle järjepidevus on sihile viinud. Jaa, täpselt. Ka raseduse saavutamisega ma olin väga töökas. Ei, aga see on ka naljakas, sest see video, mis ma lõpuks tegin YouTube'i ka, mis kõik mingi nutsid seda vaadates ja mis iganes, ma ise nutsin seal ees, see oli nii emotsionaalne, aga ma üldse ei arvanud, et ma hakkan seal nutma. See hetk, kui ma jagasin seda maailmaga, see oli umbes 5 aastat hiljem, kui ma ise olin seda teekonda alustanud. Ma mõtlesin, et okei, nüüd on hetk jagada, ma olen valmis, see ei tee mulle enam haiget, siis sa paned kaamera tööle, sa oled mingi et kuidagi ikka, et sa ei olnud sellest üle saanud, et aga jah, see hakkas nagu ta ikka hakkab, et mingi abiellud, siis mõtled, et tahad last ja see oligi meie puhul nagu eriti veider, sest tegelikult juba enne seda, kui me umbes otsustasime, et me oleme lapseks valmis, mul olid enda peas mingid dilemmad, sest ma abiellusime, kui ma olin 28, ma olin just alustanud seda mingit sisuloome karjääri võib-olla paar aastat varem ja ma olin kuidagi nii rahul, et mul on mingid uued projektid ja asjad, et aga nüüd ma peaks ju lapse tegema umbes, aga see oli siuke dilemma mu sees, et aga kas ma üldse tahan või ei taha, et see tekitas juba mingit negatiivset emotsiooni, sest et tolles vanuses kõik küsivad ja sa näed ja siuke, et siis, et sa tunned seda pinget, aga sa ei ole võib-olla ise valmis. Siis mingi hetk mina võib-olla jõudsin sinna momenti, et mina olin valmis, siis mu abikaasal olid mingid kõhklused. Siis kui me lõpuks ikkagi lihtsalt jälle arutasime avatult, õnneks me mõlemad kuulame üksteist ja et aga miks sa nii arvad või miks sa nii soovid või mis mõtted nagu sügavuti. Jõudsime sinna punkti, et me oleme nüüd tegelikult perekonnaks jumala valmis. Ma arvan, meie jaoks oligi see põhi kuidagi utsitaja või see arusaam see, et minu vanematel oli 1 aasta hästi siuke tervise, kus mu emal oli neerusiirdamine, isal oli südameoperatsioon, hästi tõsised tervisemured. Sassi emal samamoodi olid tervisemured tollel hetkel ja me oleme mõlemad hästi lähedased oma peredega. Ehk siis tekkis see moment, aga kui me ootame mingi 10 aastat oma esimese lapseni, siis potentsiaalselt nagu palju meie vanematel potentsiaalselt on aeg üldse meie lastega nii-öelda koos olla. Ehk siis kuidagi see utsitas meid ja hirmutas korra, et okei, et tegelikult elu ju läheb edasi, et ja lapsega saad ka asju teha. Ja siis sa planeerid ja siis sa mõtled, et okei, et ma räägin siis jagan oma perele ja sõbrannadele, kui ma olen rase ju mingi 2 nädala pärast. Et selles mõttes, et nüüd ongi nii. Ja siis sa ei ole mingi 9 kuud hiljem ka rase või 2 aastat hiljem ja siis sa kuidagi see rääkimise moment läks nagu mööda ja siis sa ei taha sellest enam rääkida, sest see teeb nii haiget sulle ja ma ei rääkinud mitte kellelegi. Ma arvan, see video, mis ma filmisin, see oli
mingi 2 aastat tagasi detsembris või midagi siukest või 1,5 aastat tagasi. Et ma arvan, mu emale äkki rääkisin mingi 5 kuud enne seda, ma räägin emaga kõigest ja parimatele sõbrannadele, nad teevad kõike must nagu kõige tumedamaid ja pillikumaid hetki ja saladusi ja neile ma rääkisin vist äkki 6 aega enne seda videot. Aga ma olin 5 aastat selles elanud ja ma ütlen mu sõbrannad. Sassiga põhimõtteliselt täitsa ainult kahekesi. Ja ma olingi nagu, lihtsalt sest see kuidagi aeg läks mööda, see normaalne aeg, millal ma seda jutuks võtaks ja siis see oli juba nii vastik, sest see oli juba enne, kui kuidagi natuke survestanud mind. Nüüd, kui ma olen valmis, seda ei juhtu, see on mingi ülivastik, ülihaiget teeb kõik järsku tunduvad rasedad ja mis iganes. Reaalselt sa oled nagu nii depressioonis, sul on mingid enesetapu mõtted, mis iganes, et see on nagu nii tume ja raske, sest et ma räägin mingis vanuses naistega, ma ütlen, ma sain kirju suva, ma saan aru, et need on haiged inimesed, aga umbes, et sa oled mingi mõttetu, lastetu naine ja ma olen mingi keset oma viljatusteekonda, lihtsalt ma ei räägi kellelegi, vaata, et nagu see ühiskond on nii karm selles osas. Aga siis mingi hetk nagu, ma ei tea, lihtsalt läksime kunstliku viljastamise teed jälle, ma ei ole kellelegi rääkinud tolleks hetkeks, aga me tegimegi 3 raundi IUI on siis rohkem sükene see esialgne, mida sinuga tehakse, on ju, aga enne seda IUI-d, et sa üldse saaks sinna haigekassa kaudu, sa pead mingil operatsioonil käima, mul on kõhu peal armid, vaata, et et sa nagu, sa teed nii palju asju ja siis sa nagu vaatad kedagi teist, kellel lihtsalt mingi nipsust, vaata, ja siis sa nagu, miks mina pean see tööloom olema jälle? Jah, aga siis me tegime 3 IUI-d haiglas, mis on ka, ta on küll palju vähema tõenäosusega ja sükse mitte nii intensiivne protseduur nagu IVF, aga sina oma vaimus ikkagi teed kunstlikku viljastamist terved need kuud aega, vaata, ja sa süstid endale kõhtu neid hormoone ja kõik süksed asjad jälle, mitte keegi ei tea. See on nagu nii veider, et see lõpuks kuidagi oli süke lumepall ja ma mäletan, et mingil hetkel oligi, mul oli sõbrannadega mingisugune hästi veider moment, kus nad tegid mulle mingi üllatuspeo ja siis me olime kuskil mu kõige lähedasemad sõbrannad, ma võin neile rääkida ükskõik mis nästisid lugusid, on ju. Ja siis umbes nagu mingi läheb jutt mingi teema peale või mu sõbranna küsib midagi, sest et nemad arvavad, et ma ei taha last. Nende arusaam on see, et Karin ei tahagi praegu last. Nad ei muretse mis iganes, aga kuidagi midagi sükest. Umbes, et ma ei mäleta mingi emapalga teema või midagi sükest. Ja siis ma lihtsalt ütlesin nagu, et ei, see ei ole isegi variant või midagi sükest, vastasin hästi konkreetselt. Ja siis ma tundsin, et okei, mingi üli awkward moment või keegi ei saa aru, mis toimub praegu. Ja siis ma nagu seedisin seda momenti, et miks ma nagu varjan, et tegelikult see on juba nii pikalt kestnud, see ei teegi mulle enam nii väga haiget. Ja siis ma üks hetk lihtsalt kirjutasin oma sõbrannadele nagu pika loo. Ja siis nad olid mingi oh my god, ma ei tea, neil oli ka mingi süütunne, on ju, et issand, kuidas ma ei teadnud, siis ma mingi, aga te ei saanudki teada ja isegi kui te oleks mult küsinud, ma ei olnud valmis, et ma oleks, miks te arvasite, et ma ei taha last, sest et ma ise olin teile andnud ilmselt selle mingi võnke või siukse vaibi. Ehk siis ma ei olnudki valmis sellest rääkima, nüüd oli see moment, it's fine. Ja siis kuidagi ma mõtlesingi, et okei, ma nüüd nagu sain selle koorma tegelikult oma õlult maha. Miks ma ei ole siis nagu maailmaga seda jaganud või Ja siis kuidagi see läks nagu lumepall veerema ja siis lõpuks IUI-dest meid saadeti IVF-i kliinikusse ja see on juba tegelikult eos palju suurema tõenäosusega protseduur. Meil ei olnud kunagi mingeid terviseprobleeme, selles mõttes kohati see oligi nii arusaamatu, et sa justkui nagu oled õnnelik, et sul ei ole mingi probleemi. Et sellepärast ka need operatsioonid ja asjad, et enne tuvastatakse kõik su kõhus nagu tehakse selgeks, et muidu me ei saadagi sind haigekassa kaudu nendele protseduuridele, et sa pead need nagu läbima. Ehk siis kunagi ei leitud midagi, mina terve, sass terve. Et mis siis nagu on, ja siis lõpuks nagu tegimegi IVF ja esimesest IVF-i raundist jäin rasedaks, on ju, et see on, ma ütlen, see on nagu, kui ma oleks sellest pidanud rääkima mingi 5 aastat tagasi, ma arvan, ma ei oleks ühtegi sõna välja saanud, see oli lihtsalt nii traumeeriv ja täiega sükene vastik kogemus, aga teisest küljest ma ütlen nagu nii hea perspektiiv jällegi, et kui ma pidin selle läbima, siis ma läbisin ja ma õppisin nii palju sellest. Mul on mingi täiesti arusaam nagu naise kehasse nüüd ja respekt rasedusse ja inimestesse, kes läbivad seda teekonda ja sükene, ja siis seda enam ka ma olengi süke, et ma ei halusta oma suurt raseda keha ja ma mingi et lihtsalt ja siiamaani mul on mingid asjad, et ma nagu nüüd ma olen hästi teadlik ja mõtlen kogu aeg, et kas need asjad, mis ma postitan, kas need nüüd teevad kellelegi täiega haiget, et kuidagi kui ma räägin rasedusest YouTube'is, et sõnastada neid asju kuidagi nii, et sest ma ise olen 5 aastat nagu haiget saanud seal teisel pool, et siis ma kogu aeg mõtlen, et ma ei taha kunagi kaotada seda perspektiivi. Et isegi kui mul on laps ja muidugi ma saan seda nautida ja ma naudin oma rasedust ja see on kõik positiivne, aga teisest küljest ma alati tahan ka olla sükene I'm still here nagu, et see jääb alati minuga see kogemus ja ma saan täiega hästi aru sinust, kui sa alles seda läbi teed ja et nagu mina ei lähe sinna teisele poole nii-öelda ja ma ei hakka nagu
noh, ma ei unusta kunagi seda kogemust, et selles mõttes ma tunnen vahepeal, et kui kellelgi läheb kergemini, siis võib-olla ma ei tea, no see ongi hea, tegelikult ma ei taha, et keegi seda peaks kogema, aga vahepeal nagu unustatakse ära ja siis ma mõtlen nagu, et mingi kuidas sa unustasid, vaata, et nagu mina olen ikka siinpool või nagu mina pole ikka rasedaks jäänud või nagu, et jah, siuke naljakad, hästi palju veidraid momente on olnud ja oma nagu sõbrannadega, kes on rasestunud sellel ajal, mingite, ma ei tea, kuulsuste pilte sa näed sellel ajal, on siuke hästi hull. Ja nagu ma ütlen, noh, terve see aeg me olime Sassiga kahekesi, meil selles mõttes meil ei olnud, ma arvan, mis aitas meie suhet või miks see ei olnud mingi asi, et mis meie suhet murraks, sest et me olime need 2 aastat võib-olla enne seda või aasta peale abielu ikkagi me olime suht palju arutanud, et noh, kas mina tahan, kas sina tahad, aga mina ei taha veel, miks ma ei taha. Me isegi käisime mingi aeg teraapias, ma ise käisin ja siis mul jäi mingid kordi üle, ma sain enda mingid mõtted ja ärevused nagu välja ja siis ma võtsin Sassi kaasa. Ja siis me hakkasime seal ka rääkima mingi, noh, me kunagi nagu ei tülitse või ei ole mingit suuri probleeme, aga rääkisime ka lastest ja siis me jõudsimegi selle kogu mingi vanemate teema juurde, et me kuidagi olime nii avatult seda arutanud ja üksteise nii-öelda mõtteid kuulanud ja see oli nii teadlik otsus, et me tahame last, ehk siis see ei olnud mingi, et no ma ei viitsigi seda protseduuri sinuga läbida või mingid siuksed asju ei olnud kunagi. Et ta oli ikkagi alati minu jaoks olemas ja mega toetav, kõik neid süste asju vaata aitas teha, et selles mõttes nagu jah, ja see ongi jällegi nende aastate jooksul küll ma sain kommentaare mingi, et ilmselt Sass ei taha last ja mingi sellepärast neil ei ole mingid süksed asju, mingi Sass teeb sulle mingid süste vaata kõhtu ja et see on täpselt siuke, et sa tahad nagu kaitsta ja öelda, aga siis sa mõtled, et aga need inimesed ei tunne need, kes nii nagu nõmedaid mõtteid mõtlevad või üldse usuvad siukest asja, et siis nad ei tunne meid vaata ja nii on. Üleüldse selle rasedusega võiks nagu inimestele jõuda ka nüüd see sõnum, et nagu alati sa mitte kunagi ei tea, kus ta oma teel on, et see on selline teema, et sa ei saa küsida, noh, millal teine tuleb või mingi äkki ta 3 aastat proovid seda teist last teha või mis iganes asjad on, et nagu natukene, aga samas ei saa ka kunagi, ma olen nagu olnud ka 2 pool on, et meil on ka olnud keeruline, et ma ei saa nagu süüdistada, ta ju mõtleb kõige paremat, aga lihtsalt, et võib-olla see on siuke teema, et see võib väga ka haiget teha, et lihtsalt natuke valida, vaata sõnu. No mul juba praegu selle rasedusega, mis võttis mingi 5 aastat aega, mul inimesed küsivad näiteks mingi, et kohe siis teine otsa, kui see ära sünnib ja mingi kohe teine otsa. Ma esiteks nagu isegi kui sul ei ole viljatusprobleeme, siis võib-olla ma ei tahagi teist last või isegi kui ma tahan, see ei pruugi kunagi õnnestuda või sa ei tea, sul võib alles teisega tulla mingeid probleeme, et nagu see on mingid vana aja asjad, mida me kuidagi kanname, see ei ole isegi pahatahtlik, vaata, see tuleb kuidagi meie lapsepõlvest, meil on siukseid asju öeldud või me oleme kuulnud, et meie emadele on öeldud, see sama mingi enda kritiseerimine, kõik need asjad tulevad kuskilt, vaata, et ma usun ka, et need, kes küsivad, et sa kindlasti teed ju 2 või 3 last, sest see on see õige pere, on ju, et see ei ole ka mingisugune negatiivsest kohast, aga see on täpselt siuke jah, et ma loodan vähemalt, et see teadlikkus on nii kasvanud nüüd ja hästi palju on siukseid naisi ja ma olen kirju saanud, kes on täpselt samas rollis, et okei, sul võib olla ka terviseprobleeme ja kõik sellest tingitud, aga on ka siukseid lihtsalt, me ei tea, siukseid olukordi ja ma arvan, see on mingil määral võib-olla tänapäeva stress või mis iganes on ju, keha pole valmis või sa ise ei ole valmis või ma ei tea, aga et see on üliraske tegelikult ühiskonna survel seda kõike kogeda ja see ei ole siuke asi, mida sa tahad mingile töökaaslasele jagada, vaata kohe, et see ongi siuke isiklik asi, et jah, ma ka pigem soovitan, et ärge küsige midagi, oodake, et inimene ise avaks ennast õigel ajal, sest noh, ma olin täpselt siuke, et mu kõige lähedasem sõbranna oleks võinud mult küsida mingil kõige intiimsemal hetkel ja ma arvan, ma ikka ei oleks ennast avanud, sest et see oli lihtsalt nii vastik tunne tollel hetkel ja siuke noh, lihtsalt nagu valus ja sa ei taha sellest rääkida ja sa tahad ignoreerida seda, et olge siuksed vaos hoitud nende teemadega, just in case. Aga see rääkimine aitas selles mõttes, mida sa soovitad neile, kes on sellel teel? Ja ma arvan, see oligi, mu emaga oli sama või miks ma lõpuks emale rääkisin, sest mu ema ka jällegi ilmselt mitte mingist halvast kohast, aga ta oli vahepeal küsinud midagi või teinud mingeid kommentaare, see on täiesti loogiline, kui sa emaga saad hästi läbi, et ta küsib sult, kuule, sa oled mingi 3-4 aastat olnud abielus juba, on ju, et mis iganes. Aga siis mingi hetk ta kuidagi küsis nagu jälle ja siis ma lihtsalt murdusin ja ma olin mingi, et nagu ma ei mäleta, mis ta küsis, et ma ei tea, et ta hoiab ikka mingeid riideid meie jaoks või mis iganes, et nagu, aga tundub, et ta võib alla anda või noh, midagi siukest naljaga vaata, et meie ju oleme need, kes ei taha, need karjääriinimesed ja siis ma ütlesin ka lõpuks mingi, et me oleme ammu vaata tahtnud ja räägid nagu lõpuks kõik ära. Ja siis noh, see rääkimismoment ei ole nagu tore või meeldiv, et sa tegelikult, see on nagu vastik ja valus, aga hiljem sa mõtled, et aga nüüd see inimene, see üks inimene, kes on mulle nii lähedane, ta teab.
ehk siis see on nagu kuidagi nii hea tunne, et nüüd sul on kellegagi veel seda jagada ja sõbrannadega oli sama, et ma ei saa öelda, et nagu millal ja kus ja kuidas seda teha, seda jagamist, et see peabki, ma arvan, sulle endal tulema. Ma ütlen, et isegi see hetk, kui ma selle YouTube'i video tegin, ma arvasin, et ma lihtsalt teen video, et ma isegi ma ei tea, ma isegi silme ei lähe märjaks, sest ma olen sellest nüüd rääkinud nii avatult oma sõbrannadega ja siis, kui sa pead seda nagu tunnistama veel suuremale publikule, siis mõtlesin, issa, ma ei saagi seda videot filmida, reaalselt mingi pool tundi nutad, siis paned play, nutad edasi, paned play, et see on need emotsioonid kuidagi, ma ütlen siiani, ma arvan, mingid asjad jäävad või on, et siuke huvitav teema. Ja tead, see tuleb veel niimoodi, et see võid veel 5 aasta pärast ka ja lihtsalt see mingi hetk või mingi emotsioon, sa räägid kellelegi ammu möödas, aga lihtsalt see, et sa hakkad jälle rääkima, sest see toob kõik korraks mingi tagasi. Või keegi ütleb midagi ja siis sa oled lihtsalt mingi, aga mul on see teine perspektiiv, millest sa ei tea mitte midagi, aga siis ma üritan ka endale nagu meenutada, aga see on ülihea, kui keegi ei tea seda tunnet, et see, kui keegi küsibki seda naiivset küsimust, mis ta mõtleb hea südamlikult, et tegelikult mul on ülihea meel, et sul oli kellel iganes on ju siuke positiivne kogemus ja et sa tegid oma 3 last järjest ja sa tahtsid neid ja kõik õnnestus esimesel päeval, et no see on see unelm on ju, aga lihtsalt aru saada, et kõigil ei ole nii. Aga täpselt see ei ole mingisugune jällegi nutulugu minu arust, et muidugi see on raske ja valus ja kõik see, et see oli väga keeruline, aga jällegi ma õppisin sellest nii palju, ma arvan, ma olen sellest tugevam, targem, teadlikum, ma hindan, ma arvan, oma seda rasedust ja kõike nii palju rohkem ja lihtsalt mulle tundubki nüüd jällegi, et äkki ma ei oleks valmiski olnud, äkki meie suhe ei oleks valmis olnud kohe, kui me abiellusime, et võib-olla me ei olnud, äkki me pidimegi lahkama neid teemasid aastaid ja õppima teisest aru saama ja nüüd on täpselt see, et issa mul nagu nii hea meel, ma tean, et mu abikaasast saab nii hea isa ja nii tore on teada, et su kaaslane päriselt tahab seda last või et see ei juhtunud kuidagi upsi, et see ei tähenda, et siis inimesed ei taha, aga lihtsalt, et kuidagi me oleme nii palju arutanud neid teemasid, et mul on see kindlustunne on mega, et nii või naa see saab keeruline ja siuke olema, et uus õppetund jälle elus lapse kasvatamine, aga vähemalt ma tean, et mu kaaslane on mu kõrval olemas ja see laps on oodatud ja tahetud. Jah, selles mõttes tõesti, vaata, sa pead nii palju rääkima, arutama, et võtta tegelikult nii raskest asjast koos läbi, et lapse saamine võib ka vaata väljakutseid tuua suhtesse, et siis teil on nagu veel tugevam vundament siia alla laotud, nii et väga äge. No nii, okei, tead, me peame lõpetama, kell on nii palju, aga mis ma lõpuks, lihtsalt võib-olla, tead, viimane asi ainult siis, millest sa siis veel unistad? Nüüd on beebi kõhust, beebi tulekul, uus aasta on ukse ees, terve uus pereelu on ukse ees ja ka ettevõte, kõik on sul siuke tegelikult väga põnev, väga põnev aeg su elus, nii et mis on veel, kus sa näed ennast mingi 5 aasta pärast siis, millest sa unistad, mis su salasoovid veel on? Ma viits mõtlen ka, et võib-olla sellepärast ma ei olegi üleöö kunagi nagu ei ole midagi mu uksele pantud üleöö, sest et mulle kuidagi piisab. Et jah, ma räägin siin naljaga, et ikka mõtled, et äkki ma saan rikkaks, mis iganes, aga tegelikult ma tihtipeale mõtlen, et aga tegelikult mulle südames piisab, et see sissetulek, mis mul on, ta on piisav, et jah, ma ei saa siin mingi tosse nurka visata ja Maldiividele lennata iga päev, kui ma tahan, aga teisest küljest, kui ma tahaks, ma võiks mõnda aega koguda ja tegelikult ma saaks, et mul kuidagi jälle see väike linna mingi lihtsa inimeste mõtteviis, et mul on kuidagi hästi, et mul on toetav pere, mul on hooliv kaaslane, nüüd ongi lapse sünd tuleb, et ma lihtsalt ise, minu lootus ja unistus on lihtsalt see, et kuidagi mingi see stabiilsus ja õnnetunne säiliks, et öeldakse, et sa ei tea, mis sul on seni, kuni sa oled selle kaotanud. Ma tean väga hästi, mis mul on ja ma kardan iga päev seda kaotada, ma teadvustan kogu aeg, kui palju mul on head elus. Ehk siis ma lihtsalt kuidagi loodan, et see kõik, just see hea suhe ja kõik see, eks see võtab tööd, aga et see kõik säilib ka lapse sündides ja mul on hobune, seda muidugi. Issa, me rääkid üldse me ei peagi rääkima temast, aga ta võtab ka palju aega, et muidugi rasedana ma ei ratsutanud. Sul on veel üks lapsuke. Aga ma tahaks ratsutama tagasi minna ja mul on siuksed nagu lihtsad unistused. Ja sa loed ju nii palju raamatutest ka ei rääkinud üldse. Ei, me ei pea kõigest rääkima, aga lihtsalt mul on siuksed füüsikesed unistused, et ma nagu võib-olla ongi see, et kuidagi, et sa oled nii palju unistanud ja ma olin noorena ka hästi suur unistaja ja siis mingid asjad täituvad ja sul ikka on see ärevus või depressioon või mis iganes meil vahepeal on mured kõigil vaimsed. Ja siis sa mõtledki, et aga tegelikult see mingi raha ei tee mind õnnelikuks. Et muidugi on tore, kui sul on, ma ei tea, mul sissetulek on kasvanud ajas versus kui ma olin 18 on ju, et elu on natuke mugavam, aga tegelikult ma tean ju, et isegi kui ma oleks rikkur, mis me siin naljatame,
ega see ju ei lahendaks mingeid muid asju, et kui kõik muud asjad on lahendatud, siis tegelikult that's enough ja kui ma ei ole praegu õnnelik sellega, mis mul on, ma ei ole ka siis õnnelik, kui mul on see suurem maja ja ma ei ole ka siis õnnelik, kui mul on see suurem auto ja noh, et ma pean leidma selle õnnetunde ja selles, mis mul juba on mingil määral, et siis jah, mul on sellised pisikesed unistused, et laps sünniks terve ja et siis suvel ma saan ratsutada heinamaal kuskil ja et sass saab hoida last, no kogu aeg naljatan, et ja siis sina hoiad last, kui ma olen seal ja siis kõik asjad, mis lapsega on seotud, no mingi mina olen ratsutamas, ära unusta. See on see vaimne juba, vaata terror, et see üllatusena ei tuleks, et ja siuke lihtsalt hoida seda tasakaalu, ma ütlen, sest mul eelmine aasta oli see vaimse tervise aasta. Ja noh, et lihtsalt seda hoida, nii et ma arvan, et need on mu sellised pisikesed unistused järgnevaks 5 aastaks. Väga ilus ja ma arvan, see ongi imeilus lõpp siia. Täpselt võtsid nii ilusti kokku, hoia seda, mis sul on ja hinda seda, mis sul on ju. Ja ole järjepidev ja töökas, ära halvusta ennast. Ja ära halvusta ennast. Ja nüüd ma annan sulle kohe Denim Dreami poolt kingi. Esiteks ma ütlen sulle aitäh. Tõesti, aitäh, et te kutsusite. Nii ilus osa oli, nii armsad, siirad ja soojad mõtted. Ma arvan, et siin on meil igal ühel midagi uueks aastaks kõrva taha panna. Ja siin on, sa võid ka piiluda. Denim Dreami turunduspanesid sulle valisid kohe välja sulle sinu jaoks ekstra erilised kingitused. Oi, siin ongi beebi asjad. Me naljatasime ju, et mu laps hakkab Tommy Hilfigeri sokki kandma ja siin on Tommy Hilfigeri roosad sokid. Näitas ta kampsu nüüd. Ja Placenta Active'i poolt muidugi juuksed vohama. Vist, kuidas see on pärast rasedust vist nad mingi hetk nagu tulevad välja, siis ongi vaja. Ja siis on vaja igat abi väga. Just. Nii et Tamme Teedalule aitäh. Meie Denim Dreami Dream Cafe'le. Aitäh, me saame lõpuks neid vastlakukleid hakata sööma. Ja meie kauplustes on praegu allahindlused, hetkel -40% allahindlused. Kõik tulevased emmed jookske. Ja minge jookske. Ja seal on praegu veel on suurus ja ka need suurused hakkavad ka juba otsa saama, nii et minge ruttu meie e-poodi, meie kauplustesse, shopake mõnusalt. Nii armas, aitäh teile, nii läbimõeldud. Just, nii et aitäh sulle, Karin, ja meil kõigil teistele järgmise korrani. Tšau. It's one unique, one special.